Tere õhtust, armsad Kuku raadio kuulajad. Kes te siis raadiot ees olete, siis on pühapäeva õhtu kell 5. Meil on siin teine kellaaeg ja teine päev. Saade võetakse linti. Ja teeme siis täna sedapidi, et ma tutvustan kõigepealt oma tänaseid vestluskaaslasi. Mul on stuudios külas 2 Mihklit. Tere tulemast, Mihkel Kunnus. Tere tulemast, Mikael Reichelkauts. Mihkliga oleme me vanad tuttavad. Mikaeliga saime tuttavaks 6 aja eest, kui ta kutsus mind oma kogudusse esinema. See oli üks meeldivamaid kogemusi, meeldivamaid auditooriumid, kelle ees mul on tulnud viimasel esineda. Ma olen väga tänulik Mikaelile, et ta ma kutsus ja omapoolse žesti korras, siis hea tahte korras kutsusin Mikael, sest tegelikult jäid ju meil asjad huvitava koha peal pooleli minu arvates. No see oli küll pigem siuke vestlus, kus Mikael intervjueeris mind. Jah, aga see oli kahtlemata väga põnev vestlus ja mina oma puhul tänan, et sina sinna tõesti. Ja niimoodi, et siis ongi vastastikku tänatud siin ja igatahes on vahva, et te olete mõlemad siin stuudios ja saab jälle siukest üritada mingit poolmõistlikku juttu ajada ja aga teeme niimoodi siis, et tutvustage ennast paari sõnaga ise ja siis läheme saate teema juurde. Mina olen siis Mihkel Kunnus. Mulle on meeldinud vahel, kui küsitakse mu käest, kes ma olen, öelda kultuurieugeenik, sellepärast, et see on niisugune esmapilgul ärritav mõiste ja kui selle üle natuke järgi mõelda, siis on ta niisugune üsna triviaalse sisuga, kes on eugeenik, see, kes pooldab nii-öelda tõuparandust, paneme sinna eesliite kultuuri ette, siis kultuuri tõuparandus, siis me saame sisuliselt tavalise kultuurniku või vaimuinimese, kes üritab asju paremaks teha. Kas see ei eelda juba seda vaikimise tehtud sellist patriarhaalset oletust, et üks kultuur on parem kui teine, mis ei ole ju kooskõlas? Tõepoolest, aga ma olen õrritamisi eksplitsiidne sellega, sest mis tahes paremi olemise tingimuseks või eelduseks on see, või vähemalt orgaanist läbipõimitud, et on olemas võimalik selline asi nagu areng. Kui me keeldume arengust, nii indiviidi kui mingi suurema süsteemi plaanis, siis ei saa olla mingi asi parem kui teine. Ja indiviidide puhul on see tüüpiline, eks ju, kui me ütleme, et üks indiviid on parem kui teine, siis see kõlab tõepoolest kahtlaselt. Okei, hästi, aga ärme sinna lähe. Tutvustuses, aga Mihkel Kunnas on Kunnus, aetakse sassi, kultuurieugeenik. Mihkel Kunnus on meil kultuurieugeenik. Mikael, kes sina oled? Mina olen matemaatika tudeng praegu. No ja lobised ja meeldib mulle ka tähendab, et siis sa oled õiges kohas, et kõik tutvustuseks. Rohkem ei oska midagi. Oskan jõulukeeksi teha väga hästi, et vanema kiidab iga aasta. No sinna on jõuludeni on meil keeksiga visata, nii et jaa, ma ei tea, kas see on nüüd viisakas osutus, aga Mikael vist 99 sündinud. Jah, 99. Mina 82 ja Ardo oli olgu, ühesõnaga põlvkonnad on esindatud. No nii kaua, mingis mõttes nii kaugele, siis ma oleks pidanud ikka eriti väle sell olema, kui ma nüüd siin 3. põlvkonda mind seda. Jaa, olgu. Jaa, aga lähme siis saate teema juurde, et saate teemad, et vestlus ja see on see, aga et mingi kokku, mingi siukene ettekääne selleks vestluseks oleks, siis ma tahaks rääkida täna, või selles lähtekohaks võtsin ühe raamatu, kus ma nüüd loen ette ühe lõigu, mis mul tuleb tõenäoliselt, ette lugemine tuleb jälle kehvasti välja, aga varuge kannatust, ma üritan teha oma parimat. Keskaja lõpupoole jõuti lõpetatud püramiidliku maailmapildini. Tipust trooniv jumalus läbib määrajana kuni mullani, alumisima ja raskema elemendini välja. Kõike hierarhilises korralduses allapoole jäävat. Uus aeg algab äratundmisest, et terviklus, mille loomisel alustatakse kõike määravast ülimsusest, on kõigest sõnalise konstruktsiooni väärtusega. Pole tõepoolest raske jõuda lõpetatuseni, kui iga hetk saab viidata kõike seletavale ülemjõule. Olgu see pealegi inimmõistusele lähenematu. Iseseisvunud inimene arvab põhjendatult, et tõelise maailmapildi kujundamisel peab alustama alt ja saavutatuks võib sihi lugeda siis, kui inimmõistus on sunnitud lõpuks, olles tõusnud aasta-aastalt kõrgemale, kõike korraldavat ülimsust tunnistama. See on tagajärjete püüdlus, mida võiks piltlikult võrrelda Paabeli torni ehitamisega.
seni tagajärjetu püüdlus, mida võiks piltlikult võrrelda Paabeli torni ehitamisega, on suunanud kogu uus aega. Ma kujutan ette, et seda lõiku võib-olla tundsid vähesed ära, ma kipun miskipärast arvama, aga see lõik on siis Ilmar Vene raamatust Pahustumine. Mina laenutasin ta eile ja jõudsin siis natuke algusest lugeda ja mulle see hirmsast, mind see haaras esimestelt lehekülgedelt endasse see asi ja siin on paljud asjad ikkagi väga elegantselt sõnastatud ja selle raamatuni ma jõudsin siis tänu Mihklile, kes on mulle Ilmar Venest rääkinud sellest konkreetsest raamatust ja selle teesiga ma olen ka niimoodi osaliselt siis Mihkli kaudu, aga ka teiste allikate kaudu tuttav, aga alusta sina, Mihkel, räägi meile natukene, kes on Ilmar Vene ja mis on see pahustumise tees ja et tee sa ots lahti, siis me liitume Miikaliga õige pea sinuga. No Ilmar Vene on, kui võtta mingi hästi kokkuvõtlik ühesõnaline mõiste, siis minu arust on munk. Munk selle kõige paremas, mitte lörtsitumas tähenduses, see tähendab inimene, kes on pühendanud oma elu vaimsete asjade vaagimisele, nende läbimõtlemisele, enese avardamisele selles suunas. Ja loomulikult siis selle hinnaks on maisusest tagasitõmbumine. Et iseenesest üsna huvitav või kõnekas on Eduard Parhomenko arvustus sellele raamatule Pahustumine, mis on Vikerkaares 2002 number 10, kui ma ei eksi, siis ta praktiliselt ei räägigi sellest raamatust seal ja see arvustus on nii-öelda Ütle aasta arvel. 2002 number 10, see on netitsi leitav ka. Et see on nagu austusavaldus Ilmar Venele ja muud ei midagi. Lihtsalt, et kuidas ta on näinud teda seal vanade raamatute kootikirjas kataloogide vahel tuhlamas. Ilmar Vene oskab paljusid keeli, ta on tõlkinud selline klassikuid Augustinust ja ta on eelkõige selline esseist, kes mõtleb õhtumaise vaimuloo üle, eelkõige just õhtumaise vaimuloo üle ja Pahustumine on siis üks katse, esseistlik katse haarata võib öelda kristliku vaimuruumi kujunemislugu. Ta tunneb muidugi neid eelkäijaid ka seal, kes seal on, aga ta on siiski keskendunud kristlusele. Ja pahustumine, see on uus sõna siin ja seda ta ütleb, kui sa hakkasid seda lõiku lugema, mina tundsin kohe ära, et sa lugesid selle ühe lõigu. Sina tulnud muidugi. Ma olen ise teda väga palju tsiteerinud paljudes kohtades, et ta on tõesti ta on elegantse sõnastusega, muidugi tema on see, et ta heietab, et kui ta hakkaks kirjandit kirjutama, siis läks see teemast mööda, ta kohutult hargneb, aga mulle see väga meeldib, et ta loobus mingil hetk ka Sirbis ja ajakirjanduses minu arust kirjutamast, sellepärast, et tal oli nagu mõistlik, kui ta võttis näiteks mingi ette Karl Ristigi või Uku Maasingu või siis, kui ta hakkas seal nagu arutama, igat kõrvalepõiget välja arendama, siis oli, kui tekst valmis sai, siis oli mõtteks kaaned ümber panna ja lihtsalt raamatuna välja anda. Tammsaare tuleb kohe seda sorti asja, ütleme, kirjutamislaadi juures esimesena, et tal on ju ka siukene. Jaa, tähendab, et selline inimene närviajada, heietused on olulisemad kui lugu ise tihtipeale ja mulle ka meeldib see väga. Jah, et tahad mingit konkreetset küsimust, siis eks sa ei saa talle võib-olla vastust, aga sa saad väga palju targemaks. Aga et tänase saate sissejuhatuseks või ärgituseks ma loeks ühe väikse eelmärkuse Ilmar Vene ühest teisest raamatust, mis minu arust on lisapeatükk selle pahustumise juurde, see on 2009 ilmunud. Kus meil see kaamera on seal näita kaant ka? Siuke väike taskuformaadis islami roheline raamat, mis on siis Lugege. Ristiusu mõistatus Jumal inimesest inimjumalani. Ja ma loen siit väga hea pealkiri jälle. Mõtleks väga tapne. Haakub väga hästi sellega, jah. Aga loe ette, siis anname muidu Miikelil hakkab igav, kui ta peab seal ma loen selle asja ette, pikalt vaikima. Siis saab kohe kommenteerida. Võib-olla veel tutvustuseks üks asi, et kui võtta mitte nii-öelda antipood või hästi teiselt poolt lähenev inimene
Ilmar Venele, siis oleks see Kaupo Vipp, Kaupo Vipp, eks ju, kes on niisuguse teinud hästi suure arengu või kirjeldusloo, kes kirjeldab ka väga avaralt, aga täiesti loodusteaduslikult, nii-öelda behavioristlikult väljaspoolt vaadatuna, siis Ilmar Vene vaatab nagu seestpoolt, vaimu poolt. Et kuidas see on aja jooksul teisenenud ja kujunenud ja muutunud. Et nad on nagu komplementaarsed hästi. Kuskil mingi ühine tunnetus tundub neil ikkagi olevat. No, ütleme see, mida Mika de Unamuno on nimetanud traagiliseks elutunnetuseks, et see on mõlemas ju ühine. Jah, see sobib suurepäraselt iseenesest. Nii, aga ma loen nüüd selle eelmärkuse sellest raamatust Ristiusu mõistetus siis. Põhjus, miks alljärganud arutlused ei taha sulanduda kompaktseks tervikuks, seisneb eelkõige raskuses, millele vihjeb pealkiri, käsitletava ainese mõistatuslikkuses. On sellele keegi eales osutanud? Ma ei tea. Küll aga tohin veendunult väita, et minu silmis see, et just kristlus ja kristlik ühiskond pidi suubuma ilmalikuks, märgib suurimat kõigist mõistatusist. Kellele öelda ebaselge tundub, võtku meenutada, et ainult kristluse ajalugu lõpeb suurejoonelise reformatsiooniga, mille vältel loodi alusmüür ilmalikule ellusuhtumisele. Kõik teised maailma religioonid, budism, islam, hinduism, konfutsiaansus, kõnelemata juba väiksema levikuga usundeist, tunnevad ainult evolutsiooni. Eales pole nende piires tuntud, et plats tuleb puhtaks teha ja uuesti alustada. Mis pärast pidi selleni jõudma ainult ristiusk? Antiikühiskonna 1000 aastat jätkunud areng suubus kristluseks ja maailma ajaloos algas viimane kristlike joon. Muud usundid, tohib ehk arvata, ei ole oma pretensioonides nii suuresõnalised olnud. Vahest seegi on nende ühtlasemal arengule kaasa aidanud. Kristlus seevastu, alati ainuõige ja lõplik, vahetab täiusliku sealpoolsuse, puudulikkuse siinpoolsuse vastu ja hakkab taevariiki rajama siinsamas maal. Mõistagi pean ma praegu silmas kristlusest võrsunud kultuuri, mitte vormitäitelisi ütlemisi, mille ülekordamisest pole vaimulikud ikka veel tüdinud. Kristlus on kaheldamatult jäänud, kuid praegu toimub ta sootuks uuel, ilmalikustunud kujul, mis vähemalt väliselt mõjub kristluse eitusena. Praeguse kristluse peasiht seisneb uute energiaallikate avastamises. Ja me teame, missugused ennekuulmatud probleemid on siinpoolse agarusega kaasunud. See sunnibki küsima, mist pärast pidi inimese ja maailma avastamine järgnema just kristlikule ajastule. On endast võistetav, et kultuuriloolise arengu mõtestamisel ei suuda eales jõuda lõplikult paigaka pidavate seisukohtadeni. Selle määrab ära juba arengu ühekordsus. Looduse uurimisel saab eksperimenteerida, kuid inimeste maailm loodusteaduslikkusele nõuetele ei allu. Saame vaid uskuda, kui psühhoanalüütikud väidavad, et isiksuse eripära määravad valdavalt mõjutused, mis esimeste eluaastaste vältel kogetud. Teadusliku usaldusväärsusega oleks tegemist aga alles siis, kui meie käskudele kuuletuks ajamasin, siis ehk viiksime juba kujunenud isiksuse tagasi sünnijärgsesse seisundisse, laseksime tal kujuneda uues, teistsuguste mõjutustega keskkonnas ja pärast seda võiksime lugeda asja teaduslikult tõestatuks. Kuid seni sellist võimalust pole, tuleb leppida oletustega. Veelgi suuremal määral kehtib ennist öeldu siis, kui indiviidi arengult oleme tähelepanu suunanud inimühiskonna arengule. Ei saa me teada, mis pärast pidi õhtumaalan oma vaimse energia suunama ainelise energia tootmisele, et siis lõpuks suluseisu aetuna nõutult käsi laiutada. Kuid vähemalt mõtestamiskatseid peaks nii oluline küsimus väärima. Okei, ma juba kartsin, et sa loed meile kogu teoria ette. No väike sissejuhatus. Aga anname nüüd Mikaelile sõna. Me räägime, nii palju kui ma aru saan, me räägime sisuliselt täna kristluse ilmalikustumisest. Et, tule sealt oma mõttega sisse, siis vaatame, kus pingpong meid edasi kannab. No, see on huvitav, et selles käsitluses kristlust samastatakse minu arust peaaegu täielikult kristliku kultuuriga, eks ju, mingisuguse siukse nagu laialdase ühiskondliku normiga, eks ju. Aga mina tahaks nagu selgelt eristada, et ühelt poolt on kristlus kui usk ja siis on mingisugune kõrvalprodukt, mis on võib-olla kristlik kultuur, niinimetatud mingisugune kristlik poliitika ja mis iganes veel inimesed püüavad nagu kristlikuks nimetada. Kui räägitakse usukriisist ja sellest, et
usk kaob inimeste elust, siis ma alati mõtlen, kas see väide peab paika, eks ole, kas ütleme, 100 aastat tagasi inimesed olid reaalselt usklikumad, kui nad praegu on, või siis kirik, kogudus täitsid lihtsalt mingisuguseid sotsiaalseid rolle, mille täna on enda peale võtnud mingid teised asutused. Riik valdavalt. Riik või ma ei tea, mingid huviringid, klubid ja nii edasi. Okei, nad ei käi, inimesed ei käi enam iga pühapäev kirikus, aga kas nad 100 aastat tagasi olid siis usklikud, et minu siuke nagu tagasihoidlik teooria on see, et siiraste usklike inimeste protsent on olnud ajaloo vältel nagu enam-vähem stabiilne ja muutunud on just nimelt selle kõrvalprodukti nagu tähtsus. Mis see peab kõrvalproduktiks selles kõrvalprodukti all ma pean silmas siis nagu ma ütlesin, kogu seda kristluse nagu poliitilist tõlgendust või ühiskondlik kristlik kultuur ja nii edasi, et tihti peale me võime näha kultuuritegelasi, kes ütlevad, kas või Leonard Cohen, eks ju, suurepärane näide, tema kasutab, ta on ise tegelikult juut ju, eks ju. Oli, kahjuks on lahkunud, suurepärane laulja ja luuletaja. Võivata poeet, jah. Jah, aga tema räägib sisuliselt kristlikus keeles, eks ole. Vot see on see nii-öelda kõrvalprodukt, kui ma ütlen, et see on halb, eks ju, see ei ole nagu praegu nagu halvustavas tähenduses. Aga ütleme nii, et selle nagu seos siukse siira kristliku usuga ja kristliku praktikaga on üsna nõrk. Kas ma tohin ühe täpsustava küsimuse teha vahele? Et ma saan aru niimoodi, paranda mind, kui ma eksin, et kui sa ütled kristlus kui kultuur, siis me räägime kristlusest kui poliitilisest ühiskondlikust nähtusest. Ja kui sa räägid kristlusest kui usust, siis see on nagu sügavalt isiklik nähtus või saan ma valesti aru? Ma lihtsalt üritan aru saada sinu sellest, kuidas sa sõnu tarvitad praegu. Ja see on hea küsimus, eks ju, et tihtipeale inimesed ütlevad, et minu usk on minu isiklik asi ja siis nad mõtlevad sellele, et ma ei taha sellest üldse rääkida, eks ju, et see on mul kuskil seal kinnises toas, eks ju, ma ei tea, pann ukse kinni ja siis hakkan palvetama ja keegi nagu ei tohiks nagu sellest osa võtta. Ma ei mõtle praegu nagu seda, kristlus on ikkagi kogukonnas elamine. Selle usu puhul ikkagi palvetamine toimub üheskoos, mitte üksi. Palvetamine toimib nii üheskoos kui ka üksi, eks ju, aga nagu ei saa lahutada, et okei, nüüd ma olen kodus, ma olen üksinda, nüüd ma olen kristlane, eks ju, siis ma lähen, ma ei tea, tööle või saatesse ja siis ma ei ole enam kristlane, et need ei ole nagu eraldatavad osad. Ärme siia siis takerda, aga katsu veel hästi võib-olla niimoodi kontsentreeritud, minu arvates on see oluline, kuidas sa teed seda vahet, et kristlus kui kultuur ja kristlus kui usk, et mulle tundub, et see on edasise seisukohast on nagu oluline, et püüa see kuidagi niimoodi võimalikult täpselt ja lühidalt lahku lüüa. Lihtsalt sellel mõttel, et me saaks edasi minna niimoodi. Okei, jah, mida tähendab minu jaoks kristlus kui usk, eks, mida ma mõtlen selle all, kui ma ütlen, ma olen kristlane, eks ju. Ma mõtlen seda, et Jeesus on muutnud minu elu, eks ole. Ja ma mõtlen seda, et ma tunnistan oma patusust ning püüan nagu sellega kuidagi võidelda Jumala abiga, eks ju. Samal ajal ma võin, ma ei tea, olla täiesti ateist ja pidada lugu Augustinusest näiteks ja arvata, et tema on hea filosoof, kellel on palju õigeid mõtteid ja kelle järgi me peaks oma ühiskonda üles ehitama. Võib-olla siin nagu tuleks see vahe sisse, need asjad võivad koos eksisteerida, eks ju, võib samal ajal nautida nagu kristlikku kultuuri ja olla siiralt kristlane, eks ju, ja muidugi võib ka olla siiralt kristlane ilma selleta, et sa väga palju sellesse kultuuri süveneksid. Ja loomulikult on see kolmas variant, kus kultuur on eraldiseisev asi, mis ei ole usuga kuidagi seotud. Aga ma saan, sina nüüd oled ju Venega palju rohkem tuttav kui meie siin kahekesi, eks, aga kas Vene argument ei olegi see, et me elame niikuinii, me elame jätkuvalt kristlikus kultuuris, ainult et me kõneleme, me ei saa seda ise aru, et kas see... Ja, Ilmar Vene nagu kindlasti näeb seda asja niimoodi või kas nüüd näeb või kirjeldab, käsitleb, ta vaatab tõesti seda mõtteloolist arengulugu ja me ei saa sellest just tänu selle ainukortusele, mille ta siin viitab, seda kristlust siit kuidagi välja lahutada, aga ma saan väga hästi aru ka see, millele iseenesest Miikael viitab ja kusjuures, et isegi kui me räägime niisugustest kirikukristlastest või inimesed, kes on avalikus elus väga eksplitsiitselt kristlased, me võime mõelda kas või kurikuulsale sihtasutusele perekonna ja traditsiooni kaitseks
või ka peapiiskop Viilmaale või eks noh, et enam ei saa kristlasemaks minna mingis mõttes. Aga kas nad viitavad Jeesusele või kas nad apelleerivad Jeesuse lunastussõnumile või kas nad üldse apelleerivad Jeesusele kui autoriteedile, siis seda praktiliselt ei kohta. Kusjuures mingis mõttes nagu isegi paavst eriti Jeesusega ei vehi viimasel ajal. No paavst ikka räägib rohkem, ma arvan, kui... No paavst arusaadavalt ikka märksa rohkem, aga selles mõttes, et noh, isegi Viilma, isegi Saptki poisid, nad ei räägi eriti Jeesusest, eks ju, ja sellest mis minu arust on väga oluline muutus, millele Kolakovski viitab, selles naeruvääristatud Jeesus, selles mõttes, et Jeesus, mulle õudselt meeldib see, et lepingupõhise suhte asendas armupõhise suhtega. Ja see on tegelikult väga radikaalne muutus. Vanas testamendis, uude testamenti. Ja selles mõttes, et see muutus on minu arust, ta on ikka aktuaalne, sest see jääb inimese kuidagi paratamatult jääb inimese isiklikku arengulukku ja näiteks, ma ei tea, kas ma tohin nüüd teha niisuguse kõrvalepõike kohe Tammsaare Tõe ja õiguse juurde, kuna see film alles oli, aga Tammsaare kogu aeg mängib sellega, alatasa, ja see on selles filmis ka ideaalselt nagu välja toodud. See, et üks asi ajada lepinguga õigust taga ja teine asi on see armupõhine suhe. Ja minu arust niisugused karmid ja radikaalsemad vennikesed, need, kes paraad armastavad teha, need on selgelt lepingupõhise hoiakuga, eks ju, ja need võivad olla siinpool väga suures vaenuleerides. Ja kusjuures siin ma nõustuks Mikliga, et kui me võtame seda nagu kultuuri kui kõrvalprodukti, siis ma arvan, et Jeesusel on seal väga väike roll, et Paulus oli selle kujundaja nagu eelkõige. Kuigi Paulusel oli muidugi ka see siira usu aspekt ja temalt on palju neid kohti, mida nagu iga usklik inimene enda elus püüab rakendada või vähemalt kuidagi uurida neid asju, siis see kristlik kultuur ja poliitika on minu arust peaaegu nagu Jeesuse vabad, et seal on tema nagu äärmiselt väike tähtsus. No ärgem unustagem ära seda, et meie saatel on loodetavasti ka kuulajad. Ja me ei saa väga hermeetiliseks minna. Ja, et võib-olla on kasulik siin veel kord me ei saa, see vääriks omaette saadet või saatesarja, eks, aga natukene seda Pauluse rolli lihtsalt lahti seletada kumbki mõne lausega, et vastandada siis Pauluse ja Jeesuse rolli kristluse arengus, et see on... No tähendab, Paulus kirjutas suurema osa Uuest testamendist, eks ju, sellest tuleb alustada, eks, et Jeesus ise ei kirjutanud ühtegi teksti. Võib-olla kirjutas, aga igatahes pole jäänud. Ja selles suhtes kogu nagu kristlik teoloogia ikkagi seal alates kolmainsuse doktriinist ja lõpetades mingisuguste väga praktiliste eetiliste küsimustega, kõik need on tegelikult minu arust nagu Pauluse kujundatud, sest et Jeesus oli just see nagu karismaatiline jutlustaja, kes rääkis armusuhete tulekust lepingusuhete asemele ja kes siis mina usun suri inimeste eest ja lunastas sellega nende patud ja tõusis üles 3. päeval, eks ju. Aga Paulus oli nüüd nii-öelda peaideoloog, kui võib niimoodi öelda. Ja tema minu arust kujundas nagu suurema osa sellest, mida me üldse täna nagu kristluseks peame nii puht teoloogiliselt. See on väga oluline, et kes nüüd meid siiamaani edasi on viitsinud kuulata, et see on oluline koht. Mihkel? Jaa, aga ma tahaks jälle nagu nüüd kas nüüd norida või näidata seda, et eks Paulusel on minu arust mõningad väga olulised kohad. Üks koht ütleb see, kui Jeesus ei ole üles tõusnud, siis on meie usk tühine. Et see on nüüd väga oluline muudatus ja kusjuures minu arust seda rõhutab ka näiteks Spengler. Spengler ütleb, et ainult see mõistab Jeesuse sõnade tõelist raskust, kes võtab tõsiselt sõnu, minu riik ei ole sellest maailmast. Ja ilmalikustumisprotsessis on minu arust... Tuuakse see riik siia maailma ära. Jah, just unustatakse see väikses kirjas alla kirjutatud märkus ära, et see riik ei ole sellest maailmast, see vaikselt unustatakse ära ja nagu ka unustatakse ära see surnust ülestõusmise aspekt. Ja siin on näiteks, minu arust on ka väga suur lahku kasvamine islamist. Nad on ju sugulasreligioonid ometigi iseenesest olnud, aga see, et minu arust üks väga hea marker, väga lihtne marker. Kas meie elukorraldust orienteerib surmajärgsus või mitte? Minu arust on see väga selge marker. Et kui meie praegune elu, siinpoolne elu
on orienteeritud surmajärgsusest, siis me oleme nagu mingis mõttes usume, kas ütleme siis, mida nagu, me oleme nagu korralikud moslemid siis või me oleme korralikud kristlased natuke arhailisemas mõttes, eks? Aga teine asi minu arust, mis tähendab siis ilmalikust, on see, et me võtame kogu litaka surmaeelselt proovime välja võtta. Ja see iseenesest on üsna radikaalne elutunde muudatus või erinevus. Kas me siin mul jäi kõrva see lause, et siinpoolne elu on orienteeritud surmajärgsusest ja ma üritasin seda kuidagi Saveski filosoofile arusaadavasse keelde tõlkida, et kas see pole ikkagi mitte see, et kas me kaupleme põrgu või paradiisiga? Ja et kas siin ei siis materialismi ja sisuliselt käib jutt ikkagi materialismi ja idealismi igikestvast vastuolust, kas mitte? Võib-olla mingil määral jah, aga see sõna kauplemine, see on võib-olla natuke nagu halb siin, et see on pisendav ja ärritav muidugi, teen nimelt niisuguse asju. Igavikuline aspekt on muidugi kristluses olemas ja ta on nagu keskne aspekt ka, et seda ei saa nagu kuidagi vältida, aga minu arust piiblist ikkagi tuleb välja ka see idee, et ligimese armastus on voorus nagu iseenesest, eks ju, et ma ei pea nagu ligimest armastust selleks, et midagi vastu saada. See on see, eks ole, see lepingupõhiselt läheb armastuspõhiseks või armupõhiseks. Ja, üldiselt kogu nagu see Uue Testamendi võib-olla selline põhisõnum on see, et okei, sa teed võib-olla mingeid asju, mida sa oled kohustatud tegema, eks ju, mis selleks, et ma ei tea, olla seal heausklik ja taevarikki pääseda, aga mida sa ekstra veel teed, nagu seda küsimus püstitakse nagu korduvalt, et ma ei oska praegu võib-olla konkreetseid tsitaate tuua, aga Uues testamendis. Ja sellest, Vanas testamendis ka muidugi, et õpetussõnadest näiteks hea moment, et sa võid olla heade teel, eks ju, ja siis õigete rajal, eks ole, et heade tee on see nagu lai mõiste, kõik nii-öelda head inimesed, kes enam-vähem nagu seadust täidavad ja käituvad õiglased, nemad on sellel laial heade teel. Ja siis on õigete rada, mis on kitsas. See on nüüd õpetussõnadest. Õpetussõnadest, jah, et kolmas peatükk, kui ma ei eksi. Ja üks hea siuke juudi õpetuslugu sellest oli, et üks rikas mees palkas endale töölised, kes pidid siis mingisugust veinitünni kuskile vedama ja nemad tegid selle katki. Ja tema võttis siis selle kompensatsiooniks nende mantlid ära. Aga siis need mehed läksid rabi juurde ja kaebasid rabile, et kuule, ta võttis meie mantlid ära. Ja siis rabi ütles, et kuule, anna neile mantlid tagasi. See mees küsis, kas see on siis seaduses kirjas. Rabi ütles, et ole siis nende heade teel, eks ju, anna neile mantlid tagasi, et olla natuke ekstra, eks. Ja siis ta andis mantlid tagasi, aga mehed ei olnud ikka rahul, nad ütlesid, et nad tahavad palka ka saada, sest et nad pole terve päev söönud ja siis see rikas mees oli muidugi väga pahane, et mis mõttes, nad tegid mul tünni katki, mina olen nüüd kahjumis, aga ma pean neile veel palka maksma selle eest. Rabi ütles, et aga nüüd minne õigete rajale, eks, mis on kitsas ja mis on nagu välja valitutele, et tee ka veel see ekstra samm nagu ära, sest et see on nagu usu olemas. Lihtsalt, ja ärme siia takerdu, aga kui Pauluse peale juba jutt läks, siis Pauluse, võib-olla see on ka oluline, mis vääriksin ära märkimist, et kui Jeesuse see järglaskond oli ikkagi mingi siuke juudi apokalüptiline sekt sisuliselt, siis Paulus viib selle paganate sekka ja sellel on omad, kui me nüüd räägime üldse sellest, kuidas see asi sealt edasi areneb ja kuidas ta siiamaani jõuab, on sellele minu meelest oma väga oluline roll. Jah, et mitte niivõrd paganate hulka, vaid kus tuleb see üldinimlikkus impuls. Kõik pagan on ju defineeritud nii, et kõik, kes ei olnud juudid selles kontekstis. Ja selles mõttes, et eks kus tuleb see üldinimlik impulss, et see on kindlasti väga oluline, et mul tuleb meelde, kuidas Setembriini seletas jõuluõhtul väga, väga toredalt, et teesklemisime ühe puusseppapaja sünnipäeva tähistamist, eks ju, see, kas ta olemas oli või mitte, see pole oluline. Küll aga sündis siis inimeste ühetaolisuse aade ja nii-öelda see liberaalse demokraatia aade. Ja seal on juba see pahustumise, seal ta võtab juba selle pahustumise säsi kokku, eks ole. Jah, et seal tekkis selline mõte, et iga inimene võiks midagi väärt olla,
kuidagi niimoodi ja sisse panna kuidagi, nojah, seal tuli see, et kõik inimesed on Jumala ees võrdsed, eks. Muidugi taolist mõtet on tekkinud ka teistes kultuurides, mul tuleb meelde see Linnart Mälli humanistlike baastekstide kontseptsioon, aga jah, üks siuke impulss igatahes toona leekima hakkas, mille kohta ma olen ka öelnud seda, et Jeesus ütles, et maised hierarhiad ei loe, eks üldinimsuse kõrval, et see on nagu väga-väga oluline impulss, mis on minu arust nagu kultuuris säilinud, mida üritatakse kogu aeg hoida, maised hierarhiad ei loe. Aga nagu suur vastuolu tulebki sellega, et kui meil ainult maine maailm ongi, eks ju, teispoolsus nagu ei puutu asjasse. Siseennast see saabki lugeda. Jah, aga maine maailm samas de facto ainult hierarhiatest koosnebki, eks ju, me saame siia selle nii-öelda tuumpinge koondabki siia mingis mõttes. Just, ja see on see, kus ma tegelikult, me oleme siin, hoian kellal ka silma peal, et me oleme siin üle poole tunni vestelnud, et võib-olla ongi hea hetk minna järgmise saateplokki juurde, et see on väga hea, et me sinna, et see lause, et keskaja lõpupoole jõuti lõpetatud püramiidliku maailmapildini. Tipus trooniv jumalus läbib määrajana kuni mullani, alumisime ja raskema elemendine välja, kõik hierarhilises korralduses allapoole jäävad. See on selline lause, mida on nüüd siin parem lugeda kui ise lugeda kui ette lugeda, aga see püramiidlik maailmapilt, et jah, Jeesus õpetuse järgi maised hierarhiad ei loe, kui me näed mainelu ongi, siis kui me seda kohutavat kisa praegu vaatame, mis õues on, see kõik käib ju see paljuski kõige sellisel kõrgemal abstraktsiooni tasandil käibki minu meelest selle sama, kas meil on püramiidlik maailmapilt ja kas ta peaks püramiidlik olema, et mis sina, kas sulle tundu see, et kogu see nende vastuolude tuum, mida me enda ümber praegu näeme, käib paljuski selle sama püramiidliku maailm, kas elu ise on seadnud meid hierarhiatesse või mitte. Ja ma lihtsalt pillan sulle soodan sulle palli, et vaata, mis sa ka peale hakkad. Siin Nassim Talebil oli minu arust väga hea ütlus, et keegi ei pahanda Grisha Perelmanni peale sellepärast, et tema on matemaatikas eriti pädev, eks ju, me saame aru, et see mees on geenius, eks ju, tema on terve elu kõvasti vaeva näinud selleks, et mingi tasemeni jõuda oma erialal ja keegi ei pahanda sellepärast, et tema on püramiidi tipus, eks ole. Ma ei tunne inimesi, keda see oleks nagu ärritanud. Aga inimesi ärritab see, kui nad näevad, et keegi on nagu ebaõiglaselt sinna saanud või et kellelgi on võib-olla mingisugune õigustamata eelis, mille tõttu on ta sinna jõudnud, eks. Ja selle vastu me protesteeriks tänapäeval kõige rohkem. Aga nüüd, ma ei tea, kas see on nüüd päris siuke teemaväline kõrvalepõige, mul lihtsalt meenus, et sa ütlesid, et mitte sina, vaid sa tsiteerisid sealt raamatust, keskajal jõuti selle püramiidi maailmapildini. Mis on huvitav, et lugesin mingi aeg tagasi Sinise Äratuse EKRE noorte juhi artiklit ja tema seal kes seda puhvetit juhib üldse praegu? Ruben Kaalep. Okay. Ja tema kirjutas siis, et tema hakkas seda liberaalset ideoloogiat nagu kritiseerima ja ütles, et kogu see progressivism, kust see alguse võtab, eks tema alustas minu arust Augustinusest ja Aquino Toomasest, eks täpselt keskaegsetest kristlikest filosoofidest, eks, ja sealt nende kritiseerimisest ta siis alustas ka oma see püramiidi õigustust, eks ju, et miks ikkagi mõned rahvad on paremad kui teised ja nii edasi. Et lihtsalt, et ma ei ole kindel, et see dihotoomia on siin praegu nii nagu selgelt välja tuleb, sest et inimest, kes just püramiidliku elukorralduse poolde, seda dihotoomiat et Sinise Äratuse juht ilmselt nagu pooldab püramiidlikku elukorraldust ja omakorda kritiseerib keskaja kõige tähtsamat nagu kristlikku filosoofi, eks ju, ja arvab, et sealt algas see nagu allakäik pihta, eks ju, kus nii-öelda kogu see hierarhia vastasus ja nii edasi, et kuivõrd nagu see keskaegsest mõttelaadist tuleneb, et selles ma ei ole kindel. Ma mõtleksin selle kohta, et ka sellistes praktilistes asjades on selline hierarhilisus nagu minu arust nagu täiesti välistamatu ja siin tuleb teha nagu väga selge eristus, kas inimesed vaidlevad selle üle,
kas on püramiidias või mitte, hierarhiline või mitte, või siis, et millised hierarhiad peaks olema. Et see on üsna oluline erinevus, et võib olla ka täiesti lihtsalt, et on küll absoluutne hierarhia, ainult saatan on seal otsas või eks kristlik satanism või et kes on seal hierarhia tipus, et selle üle saab väga-väga palju vaielda. Aga minu arust see pinge tuleb sellest, et kuidas nii-öelda transcendentaalne üldinimlikkus konverteerida niimoodi ainelisse piiratud maailma, ilma et keegi seda tähele paneks valutult, eks, või ilma et keegi kisama hakkaks. Sest me võime võtta juba sellise lihtsa slogani, ma ütleks religioossed laadi slogani, nagu erinevad aga võrdsed, mis on mingis mõttes nagu vastuoluline või iga inimene on midagi väärt või midagi, et ta on küll lihtsalt teistsugune, et me võime öelda täiesti ilmselgelt halvemas olukorras oleva inimese kohta, et kellel on seal kelle halvemuses me ei saa kahelda. Me võime mõtta mingi puuetega inimesega nüüd või kunagi oli siuke hea sõna invalid, eks ju, invalid, mida enam eriti ei kasutata, sest eks ju see on liiga otsene ja ilmne viide tema kuidagi mingis mõttes alaväärsusele. Ja siukese asju ei taheta kasutada, seda nagu häbenetakse, see on piinlik. Ja mida nii-öelda selle ilmse vastuoluga hakata peale? Ilmne vastuolu siis, eks? Et on ilmne, et osad inimesed on palju halvemates seisukohtades, olukordades. Ja Ilmar Vene ütleb ka seda, et Prantsuse revolutsiooni aeg hakata kellegi näpuga näitama, ütlema, et see on ilmses halvemus, et seda sai inimsuse vaenlane. Et kui see jumal sealt ära kadus, siis jäi nagu üldinimsus, mis on ka nii-öelda praegu üsna humanismis kuskil peidus, et meil kõigis on inimsus. Ja nüüd räägitakse inimväärikusest, mis on ka jälle suurepärane mõiste. Mida see tähendab? Kui räägitakse inimväärsest elust, keegi ei vaidle, kui öeldakse, et igal inimesel peab olema tagatud inimväärne elu. Aga niipea, kui me lähme, et mis see tegelikult tähendab inimväärne elu, siis see tähendab suuremat jõukust, suuremat varakust mingis mõttes, eks, suuremat ainelisust, varustatust. Ja niipea, kui me lähme siia konkreetselt ainelisse maailma, millega me põrkame kokku Mikaeli professiooniga ehk matemaatikaga. Ja ma tahangi sinna jõuda, ja see on halastamatu. Ma tahangi jõuda sinnani, kuhu me jõudsime eelmises saates, kui juttu oli hoopis pensionitest. Aga see, et mulle tundub, et selles matemaatilises reaalsuses me oleme ikkagi lõpuks vastamisi Pareto jaotusega. Et mis tahes, mis tahes. Ja mis tundub olevat üks Matteuse printsiip, eks ju. Põhimõtteliselt Matteuse printsiip, jah, et need, kellel on, neile antakse seal neil, kelle ei ole, sealt võetakse seegi ära, mis neil on. Et see tundub olevat see, kuidas reaalsus, nii nagu me seda tajume, on ehitatud. Mis sa sellest arvad, Mikael? Sellest? Ei, Pareto jaotus, mina oma kursuse näitel tunnen seda, kuidas kaks inimest üldjuhul teevad suurema osa nagu tõest ära, et selles suhtes väga andekad inimesed ja minul siuksel keskpärasel tudengil ikka võtab tükk aega, kui ma nende mingisugusele väiksele sammule nagu järele jõuan. See tuleb mul väga tuttav oma tudengi põlvest ette see pilt. Ja. Aga samas, nüüd ongi see, me tuleme tagasi sinna Grisha Perelmanni näite juurde, eks ju, et paratamatult kõige targemad matemaatikud ei ole üldjuhul kõige rikkamad inimesed ühiskonnas, eks ju, ja see, kuidas nii-öelda heaolu jaotub, heaolu ei jaota nagu proportsionaalselt oskustega või proportsionaalselt selle hüvega, mida inimene maailmale toob, eks ju. Ja see on võib-olla see, mis inimestes protestis tekitab ja mille vastu nagu mässatakse, tahetakse nagu seda ausalt Pareto jaotust, kus mina teen 80% tööst ära ja siis mina saan ka 80% nagu rahast. Aga kui on vastupidi, et mina teen 80%, aga siis mingisugune teine vend, ma ei tea, kes on osav võib-olla reklaaminduses või nii, tema saab kogu kasvami endale, siis see tekitab pahameelt, eks. Ma tõksin siia minu arust olulise märkuse, et tõepoolest, mida tihti arvatakse ja minu arust on väga sügav eksiarvamus, on see, et õiglus toob mingis mõttes rahu ja rahulolu. Et õiglus toob rahu ja rahulolu. Ei too. Ütleme nüüd niimoodi, tõepoolest saabki 80% nutsust saab see terane matemaatik. Ja teised jaotavad omavahel ära selle ülejäänud 20%.
et see toob rahu maa peale, ei too tegelikult. Sellepärast, et mida ma sageli tegin, oli niimoodi, ma küsisin oma õpilaste käest, vaatasin neile silma, niimoodi klassi ees küsisin, kas tahate, ma hindan teid õiglaselt. Eks ju? Ja nii kui ma küsisin, siis vähesed julgesid öelda, hinda jah, eks ju. Ei, sest asi on selles, et selle õigluse teine pool on see, et väga paljud saavad aru, et nad ei väärigi paremat, eks ju. Ja sealt tuleb see vimm edukamate vastu, eks ju. Ja see paneb need asjad palvaks. Ja mis saab, kuidas saada, eks ju, vimma vastu, see on see oluline probleem. Mõista, et kas see inimene rahuneb maha, muutub õnnelikuks, säravaks ja sussuks, kui ta järsku saab aru, et mul ei ole midagi, aga tegelikult ma olengi selline andetu luuser. Ega see ei rahusta teda, see mõte ei rahusta, eks ju, see paneb hoopis tõrvikut haarama. Milleks, eks ju? Või sirpi. Või sirpi või mida iganes, eks ju. Ja sest seda õiglust tuleb ju tempida täiesti selliste asjadega nagu alastus, saatus, armastus ja sellised asjad minu arust, mis on kuidagi vääramatud või väga ilusti näiteks, mis juhtus idioodis Hippolitiga. Inimene saab aru, et ta on surmahaige. Mitte keegi ei ole sellest süüdi, see on lihtsalt halb õnn, eks ju. Aga temas pulbitseb sees, miks ma pean sellega leppima. Ja siis, eks ju, idioot, alias Jeesus mingis mõttes ütleb, et anna neile nende õnn andeks ja mine neist mööda. See on mul ka hästi meeles, jah, see koht. Jah. Et see on väga särav koht, eks ju. Andke meile meie õnn andeks, jah, see on tal päris hästi kirja. Sest mis see õnn on, eks ju, õnn on see, et sul on kuidagi vedanud. Mulle meeldib eesti keel on mõnusalt hägune siin. See happiness and luck, eks ju, kuidagi, mis see õnn on, eks ju, et sul on kuidagi vedanud, et loodus või juhuslik saatus, eks ju, mida varem omistati Jumala, on andnud sulle kätte kuidagi head kaardid, aga loomulikult see tähendab ka seda, et väga paljudel teistel on antud halvad kaardid. Ja nagu Maslow ütles, eks ju, et kui me anname igale potentsiaalile täisvõimsuse areneda, siis see tähendab ühtlasi halbade potentsiaalide tunnistamist, et need on olemas. Ja nagu Vene toob välja, et kommunistlikul ajastul, kui tulid välja mingid teadlased, kes hakkasid ütlema, et loodus on nii üles ehitatud, et osad saavad parema positsiooni, osad saavad halvema positsiooni. Mis on nagu ilmselgelt vastuolus kristlike religioossete unistustega. Siis lihtsalt peksa, piitsa, löödi maha sellised geneetikud, eks. Mõnda isegi autati seal. Ja siin, mida ma siin Ilmar Vene raamatust olen tsiteerinud, kus ta ütleb ka, et me saame aru, kui meie saatus on geenidesse ette kirjutatud, eks ju, siis sellist asja lihtsalt ei tohi olla, eks ju. Geneetilist determineeritust ei tohi olla. Õnneks ka väga nii jäika ei ole, eks ju, aga et meil on tugevat, et üks asi olekski, kuidas väljendada neid religioosseid igatsusi, on see, et meil on mingid teatud ootused ja eeldused maailmale, mida mõistus ei suuda purustada. Need igatsused jäävad. Et ma tean, et sul tuleb Popperi kursus ja Popper ütleb seda avatud ühiskonna vaenlaste sissejuhatuse lõpus ka, et miks need totalitaristlikud ideoloogiad kogu aeg taas üles kerkivad, on see, et see reaalsus ei suuda kuidagi rahuldada neid religioosseid igatsusi ja unelmaid, mis meil on. Mitte kunagi. Mingis mõttes, võrdsuse mürk käib sinna juurde, eks ju see unistus sellest, et on korraga kõik on hästi. Ideaale ei saa kunagi kätte, aga neile võib nagu läheneda. Et küsimus ei ole selles, kas me saame 100%, küsimus ei ole selles, kas me saame need 70% täis näiteks või nii. Nii, aga ma küsiks ikkagi, tuleks tagasi selle Pareto juurde, et kui sa tunnistad seda või kui me tunnistame seda, et Pareto jaotus iseloomustab paljult seda, kuidas loodus on üles ehitatud, siis siit me jõuame pea loogiliselt selleni, et hierarhiad on möödapääsmatud. Mingisugused hierarhiad kindlasti, eks ju, aga me ei saa ilma nendeta, kas me siin saame, selleks, et me saaksime edasi minna, et kas me siin saame omavahel kokku lepida, et see tundub mitte et see oleks, kuidas ma ütlen, et see oleks lihtsalt edasise jutuajamise huvides, kui me suudaksime siin tõdeda, et jah, me oleme määratud elama hierarhiates. Ma teeksin olulise märkuse selles, et hierarhiad kerkivad esile isevooluliselt vabaduse tingimustes. Ja see on ju see konflikt, kuidas on hakatud üritama hierarhiatest lahti saada.
vabadus tuleb ära kaotada, eks ju. aga see ei kaota ära hierarhiat. Sellest saadi aru alles 20. sajandi lõpuks. Ei, no. Ma ei ole kindel, et see, aga okei, anname Mikele sõna. No minu arust nagu sõna definitsioon üldjuhul annab juba mingisuguse hierarhia, eks ju, kui me ütleme, et noh, meil on kell, eks ju, tema näitab aega, eks ju, mõni kell näitab täpsemalt, mõni näitab vähema täpsusega, eks ju, kellad, see eesmärk, mis on juba mingile asjale seotud, tema paratamatult tekitab mingisuguse hierarhia, aga nüüd küsimus on selles, et millised on nagu õiglased hierarhiad ja millised on nagu kunstlikud loodud ja võt see on minu arust see põhiline küsimus ühiskonnas, et et kompetentsi hierarhiate vastu nagu keegi üldjuhul ei protesteeri, ma ei ole kuulnud vähemalt, et keegi ütleks, et ma ei tea, sina oled rohkem vaeva näinud ja oled palju õppinud. Aga kui ei ole vaeva näinud, kui ei ole just, see kaardid, kuidas saatus meile kaardid kätte viskab, see ju paratamatult tingib selle, et samade tulemuste saamiseks peab mõni nägema 10 korda rohkem vaeva kui teine. Vot, ja siin on minu arust üks oluline vahe. Mis me teeme siis? Oluline vahe näiteks, kuidas peaks töötasu jaotama, siin on täiesti vastandlikud intuitsioonid. Üks on see, mis on behavioristlik tulemuse järgi. Kellel on rohkem tulemust, see rohkem saab. Ja siis on sellele, ma ütleks, kunagi olid nad märksa lähemalt seotud, aga on vaeva järgi. Ja näiteks 20. sajandi alguses Nõukogude maal siukestes nii-öelda viljakatest tingimustes tulgi siukusele ideedele. Inimesel tuleb palka maksta nähtud vaeva järgi, mitte tulemuse järgi. Ja see tähendab, et igasugused pastakakeerutajad saavad kindlasti vähem kui labidamehed. Oligi kohe plaan minu arust, kui ma ei eksi, siis töötasu siduda füüsiliselt mõõdetavate kaloritega. Eks? Lenin oli suur Taylori fänn ka, et ja siin on nagu oluline konflikt, eks ju. Kui me vaatame nüüd mis õues... Kuigi Taylor ajas küll tõhusust taga, mitte niivõrd, aga idee oli see, et ikkagi pidi brigadir olema stopperiga sul kõrval kogu aeg. Näiteks, eks ju, väga raske töö, omaste hooldus või hooldushaiglas töötamine, sisuliselt inimeste suretamine, väga raske töö. Mis sellest kasu on? Mitte midagi, eks ju, see on tühi vaev, võiks öelda niimoodi karmipilguliselt. Aga tihti me kuuleme seda retoorikat, eks ju, et kas näiteks auto parandamine on siis raskem kui laste kasvatamine. No tõenäoliselt ma olen näinud töötavaid laste kasvatajaid, minust on põrgulikult raske töö. Põrgulikult raske. Aga ta tegelikult nagu Jordan Peterson väga hästi minust ütleb, et meie ühiskond on praegu nii üles ehitatud, et ta ei suuda kuidagi hakkama saada projektidega, mille kasumlikkus on 20 aasta peale venitatud, mis inimese puhul on, eks ju. Matemaatikutel kaotati näiteks stipendiumid ära. No kas on õiglane? No nii, aga ma tuleks ikkagi siis vahekokkuvõtte juurde tagasi, et me kolmekesi oleme siin laua taga ühes asjas ühel meelel, et hierarhiad on ilmselt paratamatud, vähemasti selle bioloogilise liigi hulgas, kuhu me kuulume. Ma ütleks sügavamal. Tähendab isegi niimoodi, et ma olen öelnud, et Nojah, see Pareto jaotus iseloomustab ju. Mitte ainult seda, vaid ka, tõepoolest ka mõningaid taevatähti ja niimoodi, aga võtame vabaduse sfääri alles, püsime eluga. Niipea, kui meil on tegu valikusituatsiooniga, siis minu valikusituatsioon on hierarhiline. Või hierarhia on olemuselt valikusituatsioonist välja abstraheeritud nähtus. Eks ju, kas A, B või C korraga kõik ei saa, see tähendab, et kui ma saan valida A, siis ma valin A, kui A-d valida ei saa, siis valin B ja see tähendab, et ma olen A ja B hierarhiasse pand oma mõttes või kas või ma ei tea, leivariiuli ees, kui seal on 5 leiva. Mis tähendab seda, et tunnetusakt ise on oma loomult hierarhiline nähtus siis ja kusjuures mul on meeles, et isegi üks semiootika suurguru Vjatšeslav Ivanov ütles, et kõik need tunnetusaktid on põhimõtteliselt jaotatavad umbes positiivse, negatiivse eristusele, eks ju, mis tähendabki, mis on hierarhia algus ja lõpp, eks ju. Et Peet Lepiku raamatus oli vist kuskil niimoodi. Et minu arust see on põhimõtteliselt täiesti välja juurimatu. Ja iseenesest ka see, et kui me ütleme, et võrdne ühiskond on parem kui mitte hierarhiline, siis me täheme, et võrdne on hierarhias kõrgemal, meie eelistuses hierarhias kõrgemal kui mujal, eks. See on täiesti välja pääsmatu minu arust. Et oled sa sellega nõus, et ja anna ainult tuld, kui ei ole, et tunnetusakt ise on oma loomult
hierarhiline, see eeldab seda, et mingid valikud on, no see ikkagi eeldab mingit struktuuri, eks. Sest vastasel juhul me ongi pimedus ju vete peal, eks, et ei ole, on see ürg supp, ürg kaos, et niipea, kui me sellest välja kasvame, siis teadvuse tekke on ja nüüd sulle võib tunduda, et ma surun siin nüüd kogu aeg edasi ja eks see võib-olla ka mingil määral nii on, aga ma... Ei, see võib olla lihtsalt natuke juba liiga filosoofiline küsimus minu jaoks, aga selles suhtes, et noh, kui mingil määral see võib-olla ühtib selle kella värgiga, millest mina rääkisin, eks ju, et noh, jah, meil on kell, eks ju, temal on teatud eesmärk ja kui me üldse räägime mingitest kelladest, siis me paratamatult tekitame mingisuguse nagu kella hierarhia, eks ju, me teame, meil on ka selle kella definitsiooniga kaasneb ka see mõiste, et mis on hea kell, eks ju, mis on halb kell. Just. Ja selles suhtes ma olen nõus, jah. Nii. Ja areng, eks ju, ja mis minu arust käib ka kõigi religioosse praktikate juurde, eks ju, noh, meeleparandus, väga mulle meeldib see sõna iseenesest, et see ju eeldab ka seda, et mul on võimalik saada paremaks. Ja see tähendab, et mida tähendab paremaks saamine? See tähendab, et minu omaduste komplekt A muutub omaduste komplektiks B ja omaduste komplekt B on parem kui omaduste komplekt A. Eks ju, siiamaani on kõik üldiselt rahul, kui me seda räägime. Aga häda läheb siis, kui ma ütlen niimoodi, et minul on juba omaduste komplekt B, aga Miikael on veel omaduste komplektiga A, järelikult mina olen parem, eks ju, kui Miikael, et noh, kohe tuleb sisse see, eks ju, et noh, see, nii kui staatika ära kaotame maailmast, siis on kohe näha, eks ju. Ja kusjuures Uku Masing mulle meeldis, et tema ütles, et noh, patu kõige parem definitsioon ongi see, et ma pole täna parem kui eile. Et see on nagu patustamine. Ja parem eeldab juba, et on olemas väärtuste... Jah, et on suund. Väärtuste hierarhia. Selle Matteuse printsiibiga võib-olla jällegi... Ja räägime sellest... Et see, tegelikult mul tundub, et see on see mõte, mis nüüd kõlas, et nendelt, kellel on vähe, nendelt võetakse, eks ju, ja nendel, on palju, nemad saavad nagu juurde, et see on nagu natuke poolik loo tõlgenduseks, sest loos oli kuidas... Ja see ei ole ettekirjutav printsiip, vaid pigem, eks ole, kirjeldav see, kuidas asjad kipuvad olema. Aga kui me tuleme tagasi selle originaalse piibliloo juurde, siis kuidas seal oli, et minu arust ühele anti 10 talenti, eks ju, teisele mingi 5 või 3, no vahet pole, eks ju, mingisugune vahepeal närv ja siis 3. anti 1, eks ju. Aga lõpuks tegelikult see, kellel oli 10, tema sai veel 10 juurde, eks ju, see, kellel oli 5, sai veel 5 juurde ja isand nagu kiitis neid mõlemaid sama palju, eks ole. Et siin oli see nagu proportsionaalsuse tingimus, miks ta kritiseeris seda, kellel oli 1 talent, mitte sellepärast, et tema ei saavutanud sama palju kui see, kellel oli 10, vaid sellepärast, et ta ei kasutanud ära oma potentsiaali, eks ju, see oli see probleem. Ja see oli tema kriitika nagu nii-öelda selle halva orja suhtes, eks ju. Minu arust ei tohi seda siin loo puhul ära unustada. Eks ole, et ta oli nagu ikkagi väga rangelt nagu proportsionaalne. Nojah, see viib meid ikkagi selles me tundume olevat ka nagu ühel meelel, et emake loodus või kes taga on, ei jaga meile võrdselt neid kaarte kätte, et me saame ikkagi väga no selles me oleme ometi ühel nõul, et me saame erinevad kaardid kätte. See on ka piibellik printsiip, aga seda ütles vist Paulus isegi, mitte Jeesus, et noh, mis sa kiitled, sest et kõik, mis sul on sulle nagu antud, eks noh, see on niisugune parafraseering, aga jällegi ma võiksin ka päris tsitaadi üles leida, kui vaja. Jah, muidugi ja see kipub eriti sellel edukamal osal püramiidi tipus troonival seltskonnal tihtipeale meelest ära minema. Jaa, kusjuures seda... Paljuski on see visatöö tulemus, aga ka see on... Kusjuures jaa, ma olen nagu või näinud mingeid psühholoogilisi uurimusi, kus on tehtud, seal oli kusjuures isegi sooline disproportsioon, aga et just edukad inimesed kipuvad seda nii-öelda neile kätte sattunud õnne pidama oma enda teeneks. Just. Ja kui midagi läheb halvasti, siis on olud süüdi. Et see on nagu neil nagu loomulik seadistus. Eks kui on mingid halvad olud, siis on ebaõnn, aga kui asjad on hästi, siis on nende teene. Aga ma ei arva, et see ainult
tähendab see psühholoogilise seadistuse asi. Jah, aga ma arvan, et see on jällegi pigem liigi psühholoogiline või teatud inimtüübi psühholoogiline seadistus, mida võib leida püramiidi kõikidelt tasanditest, kui sa sinna kõige alla vaatad, no võid seda alumistele korrustele vaatad, siis see tegelikult on ju vimmaallikas paljuski. Et kui asjad on viltu, siis ei ole mitte mina selles süüdi, vaid on siis süüdi ümbritsevad olud, mida me praegu, ja need ümbritsevad olusi me tunneme praegu siis patriarhaalse ühiskonna siin on hästi oluline nüanss, on see, et äratundmine, et mina ei ole süüdi, see võib olla päris lihtsalt tulemas, aga äratundmine, et ka teised ja ümbrus ei ole süüdi, ja siis niimoodi, et on süüta kannatus, vaat see on midagi, mis on psüühiliselt kuidagi ääretult raskesti vastuvõetav. No aga kas ei ole lihtsalt üldinimlik asi, et me alati püüame ennast õigustada või nagu kannatajatena esitada? No võtke, kas või sama Jordan Peterson, eks tema kritiseerib feministe ja kõike, kes nagu nii-öelda patriarhaadi vastu midagi ütlevad, aga samas, mis ta enda sõnum on suuresti, eks ju, noortele meestele, et te vaesed valged noored mehed, te olete rõhutud, eks ju, või kas ei ole nii nagu? Siin sa tema sõnum ei ole kindlasti rohverolli indutseeriv, vaid seda just nimelt jah, et võta ennast, mitte keegi, asi pole selles, et keegi sind rõhuks, vaid võta ennast lihtsalt kokku ja tee ära see. Hästi, ma tahtsingi sellele mingil määral jõuda teist kanti pidi, et kui me saame need erinevad kaardid kätte ja olnud need millises tahes, siis igal juhul on su parim strateegia mängida oma käsi kõige paremal viisil, mõeldaval viisil välja. Ja see on minust haakub, sinna mul läks just mõte siis, kui sa rääkisid sellest talendiloost, eks sellest Matteuse printsiibi taustast, et millised kaardid sul ka ei oleks, sul ei ole paremat strateegiat, kui mängida oma käsi kõige paremal mõeldaval viisil välja. Jah, no see on ka nagu võiks sest vastasel juhul ja kui sul on ka, jah, et kui sul on väga halb käsi, siis see olukord on traagiline. Aga sealt traagikast, meie võime on muuta see traagika veel ka põrguks. Ja see ei ole kuskil pool nagu kellegile kasulik. Välja arvatud nendele, kes tahavadki kabjaplaginaga põrgusse põrutada. Ja see psühholoogiline, see isiksuse kombinatsioon on ka olemas, me ei saa seda, me ei saa selle silmi sulgeda. See on jah, see hävingu lõbusus. Aga õiglusega ma tahaksin veel, kui on tõde ja õigus juba jälle plaanis oli, eks ju, et see õiguse mõiste, ta kindlasti oli üheselt positiivne, mulle nagu meeldib rõhutada, et eks ju seal nii Tammsaaral kui Vanas testamendis õigust on ühtlasi ka kurjus ja kuri, eks ju, õiglane ehk kuri. Et mulle tuleb meelde Spengler ütles, et milles seisnes Markioni sügavus oligi, seda ma ütles, et Vana testamendi Jumal oli õiglane, järelikult kuri, eks ju, ja ta ei saanud kuidagi olla Jeesusega seotud, eks ju, sealt tuli temal nii-öelda, et pidi olema kaks Jumalat, eks ju, üks oli õiglane ehk kuri Jumal ja teine siis hea ja armastav Jumal, et see lahusolek. Ja veel üks katse, mis mulle on meeldinud oma tudengitega teha, on see, et panen õigluse mõiste lahti seletamiseks. Kirjutan tahvlile 3 versiooni. Eks ju, probleem on lihtne, milline peaks olema õiglane vanemapalk. Õiglane vanemapalk. Versioon A, kõigile võrdselt. Kõmm, üks summa, täiesti. Nii on õiglane. Õiglane kõigile võrdselt. Variant B, võrdselt mitte kellegi elatustase ei tohi lapse saamise tõttu väheneda. See tähendab, kellel ennem kõrge, see saab kõrget edasi riigi poolt, kellel ennem madal saab riigi poolt sama edasi. Nii on õiglane. Variant C, õiglane on niimoodi, et rikastele vähem ja vaestele rohkem, eks ju, vastavalt vajadusele, see on õiglane. Ja lihtsalt siis ütlen, et nüüd ärge vaadake, mis see naaber teeb, vaid igaüks kirjutab omale tähe, mida ta peab kõige õiglasemaks. Ja seda ma teen lihtsalt sellepärast, et näidata, et nende intuitiivsed arusaamad õiglusest rahklevad ilusti ja radikaalselt, sest need 3 varianti on praktikas üksteist välistavad. Korraga rakendada neid ei saa ja kokkuleppele nad ei jõua. No ja siin ma arvan, see tuleb, eks me jällegi selle vestluse käigus pöördume nagu mingite põhiteemade juurde tagasi teises sõnastuses, et ma olen ka täiesti nõus sellega, et ja ma ei mäleta, kus ma seda kuulsin,
see oli vist Jungi mõte, et just sa ei saa minna ainult õiglusega isegi enda kallale mitte, sest noh, kui sa hakkad ennast väga õiglaselt hindama ja ütleme, iseloom ei ole, ja siis ma räägin oma enda kogemusest, et ja iseloom ei ole kõige päikeselisem, siis sa võid selle õiglase hindamisega sõita ikkagi nagu väga puruks ennast, et see kehtib nii endasse suhtumisel kui ka teistesse suhtumisel, et ühes käes jah, Jungil on vist see, et on Jumalal 2 kätt, ja võib-olla ei ole see Jung, aga no idee on neid, et ühes käes on üks on see õigluse käsi, aga teine peab olema halastuse käsi, et need peavad olema kuidagi ja kui me need saaksime ühiskonna tasandil, minu arust on see parim, milleni me saame üldse kuidagi kuhugi, et kui meil on kuhugi poole püüelda, mis noh, hoiaks ära selle, et see asi laguneks siin tükkideks, siis see võiks olla ju see siht, kuhu poole liikuda, ma ei tea, mis sa Miikal sellest mõttest arvad? No see sõnum on... Ise asi on, kuidas me sinna liigume, see on see sõnum on ju tegelikult... Aga kujundina, kuidas see tundub väga sulle? nagu sügavalt kristlik, eks ju, et kristluse sõnum ongi ju kahetine, et ühelt poolt inimene on langenud ja temal on nagu tõsised probleemid, eks ju, millega ta iseseisvalt nagu hakkama ei saa, eks ju, inimene on paha ja no Paulusel on seal väga, väga karmid sõnad, et eks ju, et ei ole õiget ja ühte ainsatki, eks ju, kõik on Jumala nii-öelda tahet rikkunud ja inimesel pole lootust, eks ju, aga teiselt poolt on nagu see positiivne sõnum, eks ju, et Jeesus nagu loob selle uue nagu suhtevõimaluse Jumalaga, eks ju, et tema muutub nagu selleks sillaks, siis ta ütleb, et okei, nagu varem sa ei suutnud seda seadust täita, eks ju, aga nüüd on ju uus Jeesuse seadus, eks ju, ja tema nagu aitab sind ka selles kaasa. Et sul on ikkagi võimalik kuskile välja jõuda ja see ongi nagu loomulik protsess, sa alustad sellest, et sa teadvustad, et jah, minul on probleem, eks ju, ja sa jõuad välja sinna, et noh, sa pidevalt arened ning liigud mingisuguse ideaali poole, mis on ikkagi kättesaamatu, eks ole, noh, keegi ei saa olla nagu keegi saa enda kohta öelda, et mina olen nagu ideaalne inimene, nüüd mina olen nagu hea inimene, eks, aga... Siin on minu arust üks oluline küsimus, mida ma saan nüüd nii-öelda ka retooriliselt ja mitte ainult retooriliselt küsida, et tõepoolest meie ühiskond on alati läinud funktsioonijaotuste teisenemise peale ja nüüd on küsimus sellest, kas üsna võtmeline küsimus, et kas riik saab võtta meeleparanduse funktsiooni enda kanda? Mis mõttes, et... Too näide näiteks, mida sa silmas pead? Ma ei saa ka praegu aru, et... No jah, võib-olla ma jäin liiga krüptiliseks, et noh... Aga meil on siin õnneks spordiuudised ei ole tulemas kaela, et saad rahulikult rääkida. Selles mõttes, et noh, kogu aeg teisenevad need asjad, et noh, eraelu, avaliku elu, poliitilise, isikliku vahekorrad on kogu aeg niimoodi vaikselt loksuvad ja muutuvad ja selle ümber tihti see kemplus käibki, mis asi peaks olema riigi korraldada, mis asi mitte, eks. Noh, näiteks kas omaste hooldus peaks olema eraasi, perekonnaasi või riigi asi sekkuda ja nii edasi, kas laste kasvatamine peaks olema riigi korraldada, milline osa laste kasvatamisest, kas see ainult lugema õpetamine ja matemaatika või ka usundiõpetus ja geograafia ja nii edasi, eks ju, noh, mida me õpetame koolis või anname kehalist kasvatust ka või mitte. Ja no, millele ma kaudselt viitasin, oli siis... ma arvan, need Roger Scrutoni sõnad nii-öelda Pariisi manifestis, eks ju, et kas ja mil määral okei, seal oli, et üldse ei tohiks olla religioosseid pürgimusi riigi institutsioonidesse sisse kirjutatud. Eks, see. Et noh, kas me peaksime Jeesus hoidma riigist eemal? No, riigist nüüd nii-öelda siis juriidilises, tehnilises mõttes. Eks? No juriidilises mõttes ma arvan, et mingis mõttes küll, sest et Kolakowski, eks ju, kirjutas, et noh, ei ole vaja põhiseadusse kirjutada nüüd sisse, kristlikke väärtusi. Et jah, et me hoiame nagu kristlikke väärtusi. Miks? Mitte sellepärast, et kristlikud väärtused on halvad, vaid sellepärast, et siis jääb nagu riigi defineerida, et mis need kristlikud väärtused on, eks ju, ja parajasti see partei, kes on valimised võitnud, eks ju, tema on ka Jumala esindaja siin maa peal, eks, et siin, noh, tegelikult mina pooldan seda, kui oleks nagu selge eristus poliitika ja nagu usu vahel, et kui mul on mingi poliitilised vaated, siin me oleme 100% nõus sinuga. Kui mul on mingid poliitilised vaated, eks ju, siis no ma ei väida, et see on nüüd Jumala nägemus, eks ju, või et Jeesus oleks minu parteis, eks ju, noh, ma võib-olla nagu püüan kuidagi ära aimata, et mida tema tahaks või nii, aga ma ei saa kunagi täie kindlusega öelda, et okei, see on nüüd õige tänapäevas kontekstis, eks ju, piiblit kirjutati 2000 aasta tagasi, eks, kõik need, noh, see polegi nagu pooli probleeme, eks ju, mis meil tänapäeval, noh,
narkomaania kas või mingi fentanüüli surmad, eks. Et noh, evangeelium ei ütle sulle ette, kuidas fentanüüli surmadega võidelda või kas tuleks võidelda või nagu mis tasemel, eks. Nii, aga siin me olime kõik, eks ühel nõul selles. Aga annab sulle parimal juhul mingi mütoloogilise raamistiku, kuhu sa saad panna või noh, kas see mütoloogia, ikkagi mingi sellise kristalliseerunud inimkogemusest tuletatud raamistikku, kuhu sa saad kanda need tänapäevased probleemid, et sul tekiks üldse mingi orientiir. Ma siinkohal nõustuks, et võib-olla nagu sellel mütoloogilisel raamistikul, eks ju, või usul üldiselt on teatud nagu välistav roll, okei, sa ei saa öelda, mis on nagu päris õige, sa tead nagu, mis on kindlasti vale, eks ju, et mis on kindlasti nagu out. Just. Ja see aspekt on seal olemas, eks, et no see on suur asi. Jah, ma olen nõus ja see on suur asi ja see on väga väärtuslik asi, mida ei tohi kaotada, et no iseenesest küsimus on selles, kas põhiseadusse mingite asjade sissekirjutamine aitab või mitte, Sergei Bulgakov, mitte Mihhail, vaid üks teine vene religiooni mõtleja, kes keda Nesterov maalis koos Florenskiga vist. Ja, just koos Florenskiga on ta kuulus maal tõepoolest ja tema kirjutas sellise essee nagu Kristlus ja rassism, eks ju, ja see oli parajasti 43. aastal vist. Bulgakov, jah. See pole eesti keelde tõlgitud, aga vene keeles olemas tähendab, et ja tema idee oli selles, et ta kirjutas just ajal, kui tegelikult Saksamaa ei välistanud ju kristlust, natsi-Saksamaa tol. Ta ikkagi kirikud toimisid ja oli nagu teatud riigi kiriku vaheline koostöö, eks, ja Bulgakov ütles, et see ongi kõige ohtlikum variant, kus et riik ütleb ühelt poolt, et jah, me oleme nagu kristluse sõbrad, aga teiselt poolt käsib näiteks altari peale mingisuguse svastika riputada, eks ju. Ja siin ta ütlebki, et see on väga ohtlik, kuna inimesed ei pane tähele, kuidas nad satuvad iidolite kummardamisse tegelikult. Eks ju, kus see jumala ideaal asendub mingisuguse sihukese puuslikuga, nagu ma ei tea, rahvus või ajalooline paratamatus, mis iganes, eks. Ja tema arust oli see isegi ohtlikum kui nii-öelda nõukogude, ja Sergei Bulgakov oli inimene, kes ikkagi kannatas nõukogude režiimi alla, tema arust oli see isegi ohtlikum kui nõukogude sihuke sõjakas ateism, eks ju, tõepoolest seal tapeti preestrid ja nii edasi, aga nagu ei tekkinud seda nagu pettekutlust, eks. Oli selge, et okei, riik on nagu, see ideaal, kommunistlik ideaal on Kristus on nagu vaenlane, eks, aga rassism üritab lihtsalt jumala koha hõivata ja inimesi segadusse ajada. Mul tuleb see lihtsalt, tõlkisin kunagi ammu selle Hayeki tee orjusesse ja seal on ka lause Hayek, ammu oli see küll, ta ütleb, et Hitler peab ennast ka Kristuse, ma ei tea, kuidas seda, ütleme Kristuse ürituse jätkajaks ja mingil määral on tal isegi õigus. Ma ei tea, see lausa teine pool on huvitav, et mida ta ma ei mäleta, aga ma mäletan, et see ma arvan, aga see võib olla huvitav koht ja see võib tegelikult tuua meid selle, tuletan meelde, et meie vestlus oli ka algus kunagi, mis on meie formaat järgib Venet. Ja meie formaat järgib Venet, et nüüd, kus me ei hakka veel lõpetama, aga eks ühel hetkel tuleb ka lõpp, et see sama pahustumise tees, et kui ma nüüd siin põlve otsas mõtlen, mida Hayek võis selle all mõtelda, et see ja mida John Gray on rõhutanud, eks, et kristlusesse on ehitatud sisse see, et igal juhul toimub minek punktist A punkti B ja et kuivõrd mingi esatoloogiline aspekt ja paljuski need sektid ja kui Venel on õigus ja ma olen väga seda meelt, et tal on õigus, et siis ka praegu, et mulle tundub, et järjest enam me peaks vaatama sellele tänapäevasele õues toimuvale jagamisele kui kristluse omavaheliste sektide asjaajamisele. Ja kusjuures ja just see sama, et me lõpetada, et meile on mikroskeemina pähe tinutatud see kristluse esatoloogiline arusaamelust, et me läheme punktist A punkti B ja need sektid erinevad sellest, et mis on see
punkti B, siis mis iseloomustab punkti B? Et ka bolševikke võib selles tähenduses pidada ikkagi kristlikuks sektiks, ent B oli nende jaoks siis ülemaailmne see proletariaadi vendluse lugu. Aadiku jaoks oli see siis aaria rassi siukene ülemaailmsed suvepäevad, et see on lihtsalt, sa küsisid, et mida ta võis mõelda, et see on, ma ei mäleta, mida ta, aga tähendab, ma olen väga nõus, ma tahaks öelda seda, et need sektid, mis need erinevad on A-d ja B-d, et üks asi on see, et nad pole lihtsalt harud siukesed, vaid nad erinevad oma ilmalikustumise määra poolest tihti. Mil määral, osad ei saa aru, et nad on sektid, osad arvavad, et nad on teadlased. Ja ma ei välista teadlast ma ei taha sellega öelda, et teadlasi ei ole, on olemas teadlased. Aga ma pakuks küll, et 8% inimestest, kes ennast teadlasteks nimetavad ja ma arvan, et ma arvasin protsente päris hakka. Kusjuures ma arvan, et nad sellepärast ongi paljud neist edukad, sest nad on suhtunud oma objekti religioosse kirglikkusega. Väga paljud suured teadlased on just sellepärast olnud suured. Et nad ei ole ajanud taga mingit granditaotlust, vaid nad on suhtunud religioosse kirglikkusega oma objekti, olgu see Newton või Einstein, kui võtta loodusteadustest. Aga kui Vene juurde korraks tagasi tulla, siis Ilmar Venel on veel üks hästi tore ja hästi mahukas essee, see on Uku Masingust, kus tema Uku Masingu 100 aasta juubeli kogumikus, ja see on tore lihtsalt sellepärast, et väga Ilmar Venelikult, enne kui ta jõuab Uku Masinguni, on ta käsitlenud väga põhjalikult Rousseau'd, Tolstoid ja Leninit. Umbes nagu meie siin. Ja kusjuures ta ütleb ka, et ütleme Vene, kuidas see ütleb, me resoneerume Ilmar Vene morfilise väljaga. Et ta käsitleb neid kolme mingis mõttes sama profeti tüübi esindajat. Rousseau, Tolstoi ja Lenin. Eks ju, kõik nad ütlesid, et inimkonnas senine kulg on olnud kuidagi mäda, midagi on sealt eespoolt hea. Asi jätab soovida. Ja kusjuures veel üks väga, väga tore nüanss minu arust, mis ta seal välja toob, et mis on, meil on ju väga raske näppu peale panna või kindlaks teha, et mingi asi on religioosne või mitte, me kohe satame tohutusse mõistrisse, segapudrusse. Et mis asi on religioossus üldse? Siis ta ütleb, et religioossed mõtlejad praktiliselt kunagi ei ole iroonilised, selles mõttes, et irooniline ja pühakiri on nagu viimane äärmus mõistelisest vastuolust. Ja siis ta toob Tolstoi välja, millise kirega see alati oli ja näiteks Rousseau, kui surm tõsiselt ta rääkis ja samamoodi Lenin. Ja Leninil oli ka, eks ta rääkis alati, temal oli teadus ja see, mis pidi nagu vääramatult teaduslikkuse järgi tulema, oli inimkonna õnn. Et see on üks koht, mida ei olnud vaja teaduslikult välja arvutada, vaid see oli nagu täielik iseenesest mõistetavus. Ja siis ta väga huvitavalt lahkab selle mõtte sugulust, võiks öelda isegi minu arust nagu kristlusega või, et tõepoolest Lenin kui, me ei ole isegi harjunud, ma tuleb meelde, et kui oli filosoofiaõpiku Tartu Ülikoolis kirjutatud filosoofiaõpiku tutvustus, siis üks pahur, või mitte pahur, vaid siuke veidrik küsis rahva hulgas niimoodi, et kas Lenin oli filosoof ja need reaktsioonid olid väga, väga ilmekad iseenesest, kuidas sellele nagu kas ta oli mõtleja, kas ta oli filosoof. Midagi ta mõtles. Midagi ta mõtles. Midagi mõtlen isegi mina. Ta oli inimene, kes nagu mingis mõttes nagu vihkas mõtlemist, tohutult rõhust tegutsemisele, ta oli nagu hästi kahe jalaga maa peal nagu hakkas. Samas enamik tema tekste on ju pühendatud mingisugustele vaidlustele seal Ernst Machiga või midagi sellist. Aga samas väga esatoloogiline oli Lenin. Jah, see on need sektid, olgu nad ilmalikud või siis mitte ilmalikud, nad ikkagi, ma arvan, et nad suuresti eristavad selle esatoloogia olemuse poolest. Ma ei tea, mis sa Mikael sellest mõtled, sa arvad? Ei, ma ei tea, mina just ütleks, et siukse nagu selget paralleeli nagu kristlusega mina ei näe, sest et kristlusesse on minu arust juba sisse ehitatud nagu teatud kahtlus nagu iseendas või teatud nagu pluralism. Miks? Sest et kui lugeda erinevaid apostleid, eks ju,
tihtipeale püütakse nagu tuletada mingit nagu piibellikku poliitilist ideoloogiat, aga minu arust see on võimatu, sest et erinevatel piibli autoritel olid erinevad seisukohad ühiskonnakorralduse osas. Eks ma ei esinda praegu mingit ametlikku koguduse seisukohta või nii, et see on nagu isiklik vaatlus, aga nagu kui lugeda Jaakobust, eks ju, siis tema nagu kõlab siukse väga vihase kommunistina, eks ju. Kui lugeda Paulust, siis kohati tema kõlab siukse konservatiivi või libertaarin, libertaar on väga vale sõna tema kohta kindlasti, lihtsalt konservatiivine, eks, ütleme, et ja siis Jeesusel on ka nagu mõlemat aspekti sees, et ühelt poolt ta ajab seal need rahavahetajad templist välja, teiselt poolt need piltlikud lood, mis ta räägib, eks ju, on tihtipeale väga siukse kapitalistliku sisuga, et keegi investeerib seal midagi ja siis saab midagi tagasi, see sama Matteuse mõistuloo näide. Ja seal on nagu see pluralism juba mingil määral sisse ehitatud ja Paulus ise aga sellest me räägimegi. Ja. Sest räägi lõpuni, et ma ei taha vahele. Ei, aga Paulus nagu päris teadlikud, et ühelt poolt on väga dogmaatiline, eks ju, tal on mingisugused nagu pisiasjad ja siis ta ajab neid nagu näpuga taga, et lunastus tuleb täpselt nii ja mitte nagu teistmoodi, eks ole. Mis on võib-olla asi, mille peale nagu enamik siiraid kristlasi isegi mõtle iga päev nagu nii detailselt, kui Paulus selle enda jaoks nagu sõnastas. Aga teiselt poolt ta ütleb, et ühes kohas, et teie vahel peavad ikkagi erimeelsused olema, sest selle kaudu tuleb nagu tõde välja, eks ju, et kõik ei saa olla ikkagi sisse kirjutatud ja siis ta rõhutab seda, et meil on tegelikult nagu vabadus paljusid asju teha, eks, aga me peame lihtsalt mõtlema selle peale, oma ligimise peale eelkõige, eks, et mis on tema jaoks hea ja mis ei vii nagu tedagi usatusse. Temal on see tingimus sees, aga nagu ta ei aga ta ei kirjuta nagu detailselt välja, kuidas ja mis nagu poliitilist programmi tuleks järgida selles suhtes. Nojah, ma arvangi seda, et ma üritan nüüd siin jälle põlve otsas asja sõnastada, et kui me vaatame seda meie kultuuri, siis õhtumeest kultuuri, et ma arvan, et see on nagu paratamatu, et seal on kõik need, et mina vaatan seda nagu mingit tüvena, kuhu on kirja pandud siis see, mis mingiks ajaks oli pikk kristalliseerunud vaatlus sellest ajast siis ütleme selleks ajaks, mis oli siis, ma ei tea, kuhu me selle nullpunkti paneme, see on küsimus jah sellest paljusest teadmisest on tulnud puht niimoodi geneetiliselt teadvustamata nullpunkt jääb hämaraks, aga siis ütleme aastaks 0 meie selle skaalal oli see, võtab kokku kogu selle probleemistiku siis mütoloogilisel kujul ja seal ongi kõik olemas, sest see on mingil määral on see vaatluse tulemus ja see vaatlus on sama segane, nagu see olukord siin täna õues meil on. Ja selle metafooriga ma isegi nõustuks. Ilmselt nii ta on. Jah, aga ma tuletan meelde, meil vahepeal oli täielik konsensus selles, eks ju, et riik peaks olema usuasjadest lahus. Ja ma selle juurde tahan tagasi tulla. Ja, et see on minu arust nagu üks tore punkt juba sellepärast, et see on nagu oluline etapp ilmalikustumise teel. Ja nagu esiteks me oleme nagu kõik selle kuidagi omaks võtnud siin, aga see, et usk ja riik aga sellest ei saa vaata inimesed aru, sest kui hakatakse mõtlema uskudest, siis kõik inimesed hakkavad mõtlema kirikust ja nendest, ütleme siis ristialustest majadest ja nendel ei ole enam ammu meie elus, nende roll on marginaalne, miks see selline on omaette küsimus, ma arvan, Kolakovskil on siin palju ütelda, eks. Aga see reaalne kirik, see, mis ütleb meile, kuidas me peame elama, see ei ole enam ammu see ei ole enam ammu ristialustes majades, vaid see on klaastornides, kus on siis need institutsioonid ja need ministeeriumid, mis kirjutavad meile ette, kuidas me peame elama. Ja suur hulk nendest ministeeriumitest ja veel kord ma siin Mikaelile tutvustasin oma ministeeriumi definitsiooni juba eelnevalt ja ma olen seda siin saates varem, kui minu tõlgendus on ministeerium igasugune klaastorn, kus on tavaniseks piiri allapool üle 5 korruse on juba ministeerium. Ja personali osakond ka veel sinna otsa ongi ministeerium ja sõltumata sellest. Ja siis kelle asukad kõnelevad kantseliiti. Ja see ongi see. Et need, et see tänapäeva kirik on ministeeriumites ja veel kord see kirik ütleb seda, kuidas me peame elama. Riigi roll
riigi ülesanne ei ole ütelda meile, kuidas me peame elama. Ma ei kas sa sellega, et kui me räägime, kõik on justkui nõus, et jah, riik ja usk peaks olema eraldi, aga kui me ütleme niimoodi, et riigi ülesanne ei ole öelda mulle, kuidas ma pean elama, kas te selle väitega olete ka veel nõus või mitte? No see ei ole enam nii-öelda epistemoloogiline küsimus, see on nagu, võiks öelda maailmavaateline ideoloogiline. Sellest me räägimegi siin juba. No me räägime paljudest asjadest ka epistemoloogiast. Ja kohe hakkame aktsiisipoliitikast rääkima. Ei, ärme sinna. Ei, aga selles suhtes, minu arust aktsiisipoliitika on siin nagu väga hea näide, eks ju, ühelt poolt nagu paljud inimesed pahandasid selle peale, et miks riik kirjutab meile ette palju me võime kahjulik aineid tarbida, eks ju. Et iseenesest, kui Eestis poleks haigekassat, siis riigil polekski nagu sellist pädevust, aga Eestis on haigekassa ja siis, kui keegi otsustab oma tervist rikkuda, siis see tähendab, et kõik teised peavad tema nagu otsused kinni maksma. Ja siis, kui sa juba kuskil valid, et me jagame vastutust, siis peab paratamatult nõustuma ka sellega, et minu otsustel võivad olla mingid tagajärjed, mis ma pean ise oma rahakotis kinni maksma. Et selle vastuargumendi vastu on mul ka praegu esimese hooga on keeruline leida. Et jah, oleneb sellest, mida me mõtleme sellel, aga kui see on nii ja see võib vabalt nii olla, kas meil siis üldse on totalitarismis pääsuna? Ma ei tea, kas nüüd 50 senti kallim õlu on päris totalitarism. Aga see ei pruugi ju siin sellega piirduda. Ja loomulikult maksupoliitika on, see on nüüd hea. Minu arust vastupidi, et maksupoliitika ongi, seda esitatakse ma lõpetan lihtsalt, et seda esitatakse tihtipeale nagu riigi paternalismina, et tuleb nüüd mingisugune minister ütleb mulle, kui palju ma tohin õlut osta, eks ju. Aga tegelikult see ei ole paternalism, et vastupidi, see on see sõnum, et mees, sa või naine vahet pole, et sa võid õlut juua nii palju, kui sa tahad, aga lihtsalt arvesta sellega, et teised inimesed kulutavad raha ja sina selle peale, et sind hiljem nagu ravida ja sina võiksid seda nagu mingil määral kompenseerida ise, et võtta vastutus selle eest, mis sa teed, et see ei ole ju tegelikult nagu paternalism sellises halvas tähenduses, et jaa, hästi nõus, loomulikult riik ei saa eksisteerida ilma selleta, et tal on maksud. See on ka üks asi, milles me tõenäoliselt ei lähe väga vaidlema. Aga on üks asi on maksud ja see jagatud vastutus ja kõik see, mis on see avaliku sektori rahanduse küsimus, see on omaette teema. Aga kui meile kantslist ikkagi hakatakse ja nõus, jällegi, see on jällegi astmestiku küsimus põhimõtteliselt, et jah, käitu tervislikult ja nii, et see on otsa, aga kas ei ole ikkagi kuskil mingi piir, kus on see, et kui mul hakatakse sealt riigikanslist ette või ministeeriumi kanslist ette kirjutama ka seda, kuidas ma tundma või kuidas ma mõtlema pean ja milliseid sõnu ma võin kasutada ja kas sa siin ei näe nagu See võib nagu mingil määral ohtlik olla, aga mina tunnen praegu, et riik on antud küsimustes väga nõrk tegelikult. Et kui me mõtleme selle peale, näiteks kui mind kutsutakse juhuslikult presidendi vastuvõttele kunagi, siis ma ei ütle presidendi prouale, tšau püss. Miks ma seda ei tee? Mitte sellepärast, et riik keelab, see ei ole seadusega keelatud, eks? Aga ma ei taha olla nagu Mats ja teiste inimeste silmas nagu väga ebaviisakas inimene, eks ole. See on see piirang, mis tegelikult ohustab mind palju rohkem, eks. Nad võivad mulle 10 eurose trahvi näiteks teha selle eest, et ma ebaviisakat räägin presidendiga, aga see ilmselt toob mulle palju vähem kahju, kui see nagu maine rikkumine, mis kaasneb sellega. Sa räägid enesetsensuurist ja nendest ma ei räägi ma ei arva, et see on probleem. Ma arvan, et see on normaalne, viisakuse mõiste, viisakus juba eeldab mingisugust enesetsensuuri, eks ju, et me ei ütle päris kõike inimestele kohe välja, mis meil esimese asjana pähe tuleb, eks, ja tähendab, sinul oli minu arust ühes artiklis väga hea näide, eks, kus sa rääkisid, kuidas keegi majandust studeerinud noormees tuli panka
tahtis panka tööle saada, eks ju, ja siis ta hakkas rääkima sellest uurimistööst, mis ta tegi, kus no mille järeldus oli enam-vähem see, et pankurid on vereime. Pankurid on vereimed, eks ju. Ja noh, temal on ju vabadus seda öelda tehniliselt nagu seaduslikus mõttes nagu, aga see oli vale kontekst ja nagu äärmiselt kahjulik temale, et ta ei saanud lõpuks seda töökohta kätte, eks. Tema vabanduseks võib öelda, et ta ei saanud aru üldse, millest ta räägib, et ta ei saanud aru, millest ta lõputöö üldse oligi, eks, aga no jah. Aga nii hästi, jah, no meil peab olema, me ei saa hakkama ilma maksudeta, nõus. Ja me ei saa hakkama ilma sisemise õige ja vale kompassita, nõus. Jah. Nii, ja see, et sa ei sisene presidendi vastuvõtule kohe kukerpalliga, seda ütleb sulle see sisemine moraalne kompass või no kas just moraalne kompass, ühiskondlik norm ütleb mulle, et ma ei teeks seda, eks ju, isegi kui ma tahaks, eks ju, siis mul vahel on ju nii, et hull tahaks midagi öelda või mingit vigurit teha, eks ju, aga ja sinu arust nagu ei oleks mingit probleemi, aga sa saad aru, et teiste inimeste silmis, sa rikud mingisugust ühiskondlikke kokkuleppeid, sa rikud teatud viisakusnorme, eks ole, ja selle tõttu, ei lange nii-öelda sellele tasemele. Juba nagu ühiskondlikul tasandil piiratakse suurem osa nii-öelda nagu asjadest ära, eks. Ja riigil on siin nagu väga vähe teha veel, et riik saab võib-olla trahvida siin millegi eest, aga ma ei tea, ma ei ole vähemalt tuttav nagu näidetega kaasaegsest ühiskonnast, kus ma ei mõtle praegu totalitaarseid riike kuskil, Nõukogude Liitu, seal Stalin kritiseerisid, järgmine päev ei olnud siin olemas, eks. Aga kuskil näiteks, ma ei tea, mõnes liberaalses demokraatias, et riigil oleks reaalne nagu võim kellegi mõtlemist nii väga mõjutada, see võim oleks tugev kui viisakusnormida. Võtame siin selle sama õnnetu, kes ta meil oli siin mingi kooliõpetaja, kes avaldas kusagil, ma ei tea, Järvamaa Teatajas loo selle kohta arvamusartikli või Võrumaa uudistes selle, Tiives äkki oli ta nimi või? Et naised, võib-olla küll, jah. Et naised võiksid olla oma partneri valikus vähem valivad. Jah. Mis sa sellega mõtte kohta, aga reaktsioon oli see, et kodanik sai sule sappa, et mis selle kohta nüüd? Kas ta oli mees või naine, kes selle artikli ikka mees. Ikka mees. No jah, selles suhtes ma ei tea, ma ei ole pädev otsustama, aga siin on asi selles, et ma ei tea, kas nüüd vallandamine on proportsionaalne karistus nii-öelda sellise ebaviisakuse eest, aga kui inimene teeb midagi, mis seal on, kas sa näed seal ebaviisakust? Ma ei ole kindel, et see on Võt siin on see asi, mis sa Mihkel arvad? Ma arvan, et siin on see asi, et loomulikult mingid väljaütlemised teevad haiget, eks ju. Ma näen siin vastuolu minekut sellise ametliku ideoloogia ja dogmaga, et seda ta nüüd kindlasti, kas ta on ebaviisakus. Okei, tegelikult praegu ma ei saa seda juhtumit nii hästi kommenteerida, sest ma lihtsalt võtsin udu. Ma kardan, et ma võin praegu minna sellele teele, et ja Pasternaka не читал, но осуждаю, eks, et ma Pasternaki pole lugenud, aga mõistan hukka, eks ju. Et ma pigem nagu tutvuks enne inimese tekstiga, et reaalselt nagu hindama hakata, kas see oli nüüd õigustatud või mitte, eks ju. Aga selles suhtes siin ju ka ei olnud otsest riigi sekkumist, eks ju. See kool on mingisugune asutus, eks ju, mis valib, et kas ta tahab inimesi tööl hoida või mitte. Kool on ikkagi riiklik, ikkagi osa riigist meil, see konkreetne kool oli selgelt osa riigist. Selles suhtes küll jah, minul oli ka niimoodi, et gümnaasiumis vallandati üks õpetaja ära ja minu arust oli see nagu vallandamine ebaõiglane ja mulle see üldse ei meeldinud, eks. Mis talle süüks pandi siis? No seal oli mingi sisemised vastu, ma ei tea, ma ei taha praegu liiga nagu detailidesse laskuda, sest et kõik inimesed
inimesi nagu tunnen isiklikult ka, aga noh, mul oli see vastukarva, eks ole, aga samas umbeski, et sa markeeri hästi uduseltki milles umbes. No seal oli mingisugused inimeste vaheliste suhete nagu probleemid ja mingi siuke läbisaamine juhtkond õpetaja ja nii edasi, ma ei ole sellesse asja süvenenud ja ma ei oska lõpuks aga noh, mulle pealiskaudselt kõrvaltvaatajana tundus see ebaõiglane, eks ju, aga samas no ma ei saa öelda, et riik nüüd tegi seda, et riik kuidagi piiras teda, need olid konkreetsed inimesed, kes oma institutsiooni raames, jah, neil oli teatud võim ja nemad võisid seda rakendada nagu, et aga riik on ju abstraktsioon. Okay. Ongi, lõpuks teevad asju ikkagi inimesed, mitte mingi üldmõiste. Okei, jah, et võib-olla tooks mingisuguse alternatiivse näite, et kui eraettevõte oleks vallandanud kellegi tema artikli pärast ja noh, selliseid asju juhtub, et tulemus on täpselt sama, aga nüüd on järsku õigustatud, sest et see ei ole mingisugune riiklik asutus, mis selle asja üle otsustab. Okay, sellest ma saan ja seda, ma arvan, et seda sorti Okei, ma lihtsalt mõtlen, aga rääkige vahepeal, et ega me siin minu mõtlemist ei pea siin pausiks vormima. Ütleme, et näiteks on mingisugune, ma ei tea, SEB töötaja on oma eraelus sotsialist, eks ju, ja siis ta hakkab regulaarselt kuskil kultuuriajakirjanduses avaldama artikleid sellest, kuidas ma ei tea, kõik pankurid tuleks üles puua umbes või nii, eks ju. Et ilmselt SEB seda inimest väga kaua nagu tööle ei hoiaks, eks ole. Aga samas ta võib ju olla väga pädev töötaja, kes täidab kõiki oma tööülesandeid, eks ju, ja siis see on jällegi nagu mingisugune arvamuspõhine represseerimine. Noh, et minu meelest asutusel on õigus mingisugused oma nagu väärtused kehtestada ikkagi ja siis noh, neid ka kuidagi ellu viia oma kaadripoliitikas, et noh, muidugi iga juhtum on nagu väga, väga konkreetne lugu ja seal tuleb nagu süveneda, kas oli ikka õiglane, kas oli nagu väärtuste vastane ja nii edasi, aga nagu kõige laiemas mõttes ma ei näe siin nagu riigi sekkumist otseselt. Ma võib-olla teen siin ühe lugemis- ja kuulamissoovituse, ma tean, et Ardo kirjutab sellele alla, see on Viivi Luige Sõda ja rahu, millest oli hiljuti. See oli väga hea lugu, rahu ja sõda ja rahu. Sõda ja rahu vist oli ikka. Seda pidi vist oli, jah. Ja see veebruari loomingus ilmus ära, aga on sul olnud mahti lugeda seda või? Ei ole veel. See oli väga hea lugu, tõesti hea lugu. Ta peaks olla ööülikoolis ka. Ja ma eile Facebookis jagasin seda, et kasutan ka seda kanalit siin selleks, et sellele loole tähelepanu juhtida, meelest on väga hea lugu. Sealt on paar fragmenti lihtsalt, mis praeguse jutuga meil väga hästi haakuvad, kus ta ütleb, et üks kõige raskemaid asju inimesele, ta viitab seal Lessingule ja mitmetele autoritele on jääda nii-öelda mingis karjas iseendas, kas kõige üldisemas mõttes. See oli, mulle jäi see ka kõrva, jah. Ja kusjuures seda on jälle psühholoogid nagu uurinud, tehtud, nagu psühholoogid teevad, nad teevad vahel lihtsalt hästi siukesi, mingis mõttes väga robustseid katseid, eks ju, et 3 inimest, näiteks tudengid on tavaliselt niimoodi, nad öeldakse, nad tulevad psühholoogia katsetele, eks ju, aga juba ooteruumis on tegelikult pandud katse püsti ja seal on niimoodi, et ma ei tea, mingid tikud või niimoodi, kellest näiteks 6 tikust 1 on lühem ja 1 on pikem ja siis, et milline see lühem on. Ja kui kõik 5 tükki osutuvad, et lühem on tegelikult pikem, siis see 6 tudeng, kes ei tea, et need 5 tükki on kokku leppinud oma vahel, see ütleb ka enamasti, et hoopis see on lühem, et üldiselt inimene on väga konformistlik, ta on karjaloom ja evolutsiooniliselt on olnud talle kasulik niimoodi, et kui sa kõnnid tänaval ja järsku hakkavad kõik ühes suunas jooksma, siis tõenäoliselt on mõttekas sul ka samas suunas joosta, ilma kontrollimata või ilma omaenda veendumustest hoolimata, et alati on tähtsam olnud olla kambaga ühel nõul, kui teada tõde ja jääda tõele truuks nii-öelda, sest muidu see oma kamp lööb su maha. Aktsiaturud töötavad meil samal põhimõttel näiteks. Umbes jah, eks ju. Et aga see, mida seal Viivi Luika rõhutas, siis eks ju, võiks öelda, see on klassikaline jää tõele truuks mingis mõttes, eks, ja ole vapper või ole julge või. No ja see tõde viib meid jälle nüüd me peame hakkama küll mõtlema selle jutuajamise koomale tõmbamise peale, ma arvan, et veerand tunni jooksul võiks see toimuda, et aga see tõe olemasolu, see viib meid jälle sinna, kus me alustasime, et kas on, mis tuu on, mis on tõde, kas peale liikuva mateeria on veel asju, kas on üldse peale liikuva
mateeria midagi, kuidas sa kasutasid, ma kirjutasin selle lause isegi üles, et siinpoolne elu on orienteeritud surmajärgsusest. Kas on, eks? Kas on, see oli see nii-öelda indikaator mingis mõttes, et me võime öelda mingis mõttes, et oluline on see, mida inimesed teevad, eks ju, et see mõtlemisele ma ei pääse ligi. Aga... Ja mingi see tuleb see tagasi, kui sa selle Viivi Luige loengu juba tõstsid jutuks, siis lõpuks keegi küsib üks kuulajatest, et öelge siis meile, et mis see tõde siis on. Ja Viivi Luik ütleb, et vabalt ma siin midagi nüüd ütlen uut. Ja mul on selle A-sõnaga suhtes on ka reservatsioone, sest seda kasutatakse nii palju ja see on nii ära lörtsitud, nii et ma katsun seda... A-sõna nüüd täpselt, mis... No ma ütlen jah, et tõde on, ta ütleb, et tõde on armastus. Okay. Ja ütleme, ma siis kasutan seda siin pika hambaga seda, sest võib-olla siia ta tõesti sobib, aga et see on üks sõnadest, mis on siin ikkagi ka väga ära ülepruukimise käigus ikkagi väga tühjaks läinud. Ja ta on oma väe kaotanud selles suhtes lihtsalt. Ja ma võib-olla tsiteeriks, see võiks ka muidugi saate päris lõppu jääda, aga see kuidas Ilmar Vene, ma nüüd nii-öelda selle õrritina loen selle tema viimase lause siis, et hoidku taevas inimeste eest, kes arenguloo suunamist peavad endale jõukohaseks. Hukutav upsakus on üks. Jah, eks. Ja sellest ta räägib seal päris palju sellest, jällegi nüüd me räägime asjast, mida Mikael ei ole lugenud, et me ärme siia praegu takerda sellesse väga, aga jah, ma ütlen veel kord soovitaks seda kõigil kuulata ja see oli tõesti minu arust üks viimase aja parimaid asju, mis mul on kuulda. Viivi Luigast lägime. Jaa, Viivi Luigast. Jah, ma lugesin teda. Mis puudutab seda tõde, siis ma mõtlesin ka, et ühelt poolt piibli temaatiku juurde tagasi tulles, eks ju, Jeesus ütleb, et mina olen tee ja tõde ja elu, eks ju, aga samas me teame Apostlite tegude raamatus, seal Jumal hakkab mingi hetk, Paulus on parajasti, ta ei ole veel kristlane, vaid ta on sõjakas kristlaste tagakiusaja, eks ju, ja siis Jumal kõnetab teda teel Damaskusesse. Saulus. Ja Saulust veel, õige, veel enne seda, kui ta oli Paulus tegelikult ka. Ja siis, tema küsib, et issand, kes sa oled, eks ole, et jääb ikkagi tõesti veel välja selgitamisele, et kes issand on ja mida see tähendab, eks. Tuleb see Caravaggio maal tuleb kohe silme ette selle jutu peale, see on päris. Aga üks asi, mida ma mällu sööviv pilt. Mida ma võib-olla Mikaelilt küsiks, et Jeesuse viimased sõnased ristil. Mu isa, miks sa oled sa mu jätnud? Et see on nagu väga painav, eks ju. Et kas see jätab lahti võimaluse, et Jeesus ristil kaotas usu veel napilt enne surma? Et kas sa elad selle Getsemani aiaga oma hinges? Minust see on päris õudne nagu konks sinna. See on õudne ja tegelikult, kui võtta Heebrea kirja, eks ju, siis seal öeldakse, et jällegi parafraseerides, mul tsitaadid kahjuks ei jää väga hästi meelde, aga et Jeesus ei ole lihtsalt selline issand, kes kuskilt sealt kõrgelt valitseb, eks ju, vaid ta on reaalselt nagu kõik võimalikud kannatused läbi elanud ja kõik võimalikud inimlikud kõhtused ja probleemid, eks ju, ja see on minu arust, ma arvan, et ilma selle Heebrea kirja paari salmita ma ise ei oleks kristlane. See tuletab mulle meelde selle kõige esimese küsimusega, mis sa esitasid mulle, kui ma käisin selles sinu sellel, et sa hakkasid pihta selle Hauerwassi klipiga, mis on meil seal olemas seltsi videokanali, mida ma soovitaks vaadata ka kuulajatel, see, et kui Stanley Hauerwas, kes on USA üks tänapäeva kuulsamaid, Ameerika kindlasti üks kuulsamaid teolooga, tema käest küsitakse, et mida tähendab olla inimene. Et mis on inimese defineeriv tunnus ja just see,
noh, ütleme, ta on huumorimeelega kodanik et Jumal ei sündinud pingviinina, vaid inimesena ja see, kuidas ta seda ja no sellest ma sain seda vaadates milleski aru, millest seal jutt käib, et mida kristlased mõtlevad. Ma ei tea, kuidas sa, noh, sul ka mingi põhjus, miks sa küsisid seda tõenäoliselt tookord? Ei, see jäi sulle ka silma? See jäi mulle tõepoolest silma ja no sa ütlesid, vaata, et see on lihtsalt üks huvitav mõte, kuidas mõelda. Ma arvan, et no, see haakus sellega, mis sina rääkisid, et see kõik on et ta ongi Jumal, et see Kristuse keskne mõte on ju see, et Jumal sai inimeseks ühes kohas ja ühes aegruumi kindlas punktis. See on see defineeriv kogu selle asja kvintessents. Just, ja kui piiblis on veel ka selline raamat nagu Hiobi raamat, eks ole, mis räägib sellest, kuidas Jumal ja saatan sisuliselt mängivad mingisugust väga kurja mängu ja siis lihtsalt kiusavad ühte väga inimest, kes on muidu kogu elu jooksul hea olnud, eks ju, ja ei ole nagu väga midagi valesti teinud, aga lihtsalt niisama nagu pulli pärast, eks. Ja kusjuures ta teeb ju saatanliku vande või sõlmib ju vande kihlveo saatanaga, eks. Just, ja nüüd kui ma ise lugesin mõned aastad tagasi Hiobi raamatut, eks ju, siis ma ei saanud Jumalale vastusest lõpust aru, eks ju. Jumal vastab talle enam-vähem midagi sellist, et ole vait, mina olen tugev ja sellepärast mul on õigus, eks ole, et see ei ole nagu mingisugune õiglane, no see oli väga primitiivne tõlgendus, ma olen nõus. Mina lugesin seda teistmoodi, et sa ei saa minu meelest ta ütleb seda ja see nüüd mul väga huvitav, see vestlus on ikkagi teraapiline ja avastuslik nähtus. Mulle meenus see, vabast ma sisse sõitsin sulle, aga et kui sa seda ütlesid, et kuidas sina seda kuulsid, minule meenub selle seoses, me rääkisime õiglusest mitu korda. Õigluse mõiste on ju läbi käinud, see on Augustinuse lause, et inimese ettekujutus õiglusest on nagu kaste murul või midagi sellist. Kaste kõrbes. Minu meelest oli kaste murul, võib-olla on erinevaid tõlkeid ka, eks, aga põhimõte on enam, jah, et minu meelest on see, mida talle öeldakse, et meie mõistes on piirid, me ei saa aru lihtsalt ja me peame seda tunnistama endale, et meie mõistusel on piirid. Seda kindlasti Hiobi raamat on üldse väga sügav raamat ja kui uurida veel seda, kas või juudi traditsiooni, mis on seal ümber tekkinud ja kõik neid kristlikke kommentaare seda raamatu kohta, Chestertonil minu arust oli üks väga hea mõte, et Jumala vastus, et kus ta räägib nagu maailmast ja sellest kõigest, mis ta lõi nagu, et see mõte ei ole selles, et mina olen tugev, vaid selles, et kuule vaata, kogu maailm on metsas, eks ju, ja sina siin hädaldad oma asjade pärast, aga seal on neid tõlgendusi on palju tõesti ja ma usun, et sinu tõlgendus ei ole nagu kuidagi halvem kui minu see esmakordne lugemine. Ma lihtsalt, me ju võrdlemegi neid. Aga kuhu see mõte nagu kui ma selle mõttega nagu püüdsin välja jõuda, on see, et võib-olla Jeesuse surm ristil ja see, kus ta ütleb, et Eli lama sabachthani, eks ju, et Jumal, isa, miks sa mu maha jätsid, eks, et see on mingis mõttes siuke lõplik vastus Hiobi küsimusele, eks ole, et Jumal ütleb, okei, ma läbin ka kõik need asjad, mis sina läbisid, eks ole, ja olen ka seal lõplikus meeleheites koos sinuga, vaata, ja see haakus väga hästi sellega. See on võib-olla see, kuidas mina seda kohta mõistan. Jah, lõplik meeleheide, eks ju, et sa seda ma küsisingi, kas sa kannad Getsemani aeda oma südames, mingis mõttes, eks ju, see oli ka Jeesuse kahtluse koht, et lase see karikas minust mööda minna. Aga Hiobiga väga hästi, ma pean oma propagandatööd ka tegema, Põrgupõhja uus vanapagan ju, see on minu arust nii võrratu raamat, kuidas ta on ju sellega suhtes, sest see algab ka Jumala ja saatana nii-öelda kihlveoga või selles mõttes, et kas lunastuse saamine on üldse võimalik maa peal, siis saadavad tubli mehe vanapagana maa peale tegusid tegema. Aga jah, ma käisin ülihuvitaval kunstinäitusel, ühesõnaga oli selline 2013 sai Putin paavstiga kokku kuuldavasti. Ja nad leppisid kokku, et siis 2017 käis vist Vatikan oma siis näitusega Moskvas. Et seal olid mitmed tööd, mis ei olnud üldse Vatikanist Vatikani kogudes kordagi väljas käinud, käisid Moskvas ja nüüd käisid venelased siis seal oma näitusega vastas. Ja ma käisin seda vaatamas ja see oli vägev asi.
ja see sama Perovi maal seal, see Getsemani aed on mitu korda läbi käinud, see on ikka need on ikkagi väga, mul on ikka päris hea meel, et ma seal käisin, sest see sama Kramskoi maal Jeesus kõrbes ja see Perovi maal Jeesus Getsemani aias, need on väga-väga, ja ma ei mäleta, kas see Florenski ja Bulgaak, Nestorov oli esindatud küll seal, aga mitte selle maali. Aga nüüd ma siin hakkasin, päss hakkas praalima, et kus ta kõik on käinud. Peaks YouTube'i videosse need pärast nagu üles panema. Ma panen üles, ma panen ka see näitus on nüüd kinni 16. veebruaril, ma tahan sellest teha kindlasti saate, see samane peredviisnikute periood selles Vene loos. Mul on niisugune tunne, et me elame siin sama probleemistikku uuesti no, ja mis võimalused meil ongi, kui seda asja kõike uuesti läbi mängida, selles ei ole nagu ja võib-olla vabandust, ma jäin ma jäin kuidagi natuke luupima, aga see, et just, et see see samune, kui me ütlesime, et Kristus on estatoloogiline siuke, et tundub, et see asi käibki ikka alternatiivne asja, seda vaadata, see asi ikkagi käib lihtsalt ringi nagu üks pesumasin. Kas mitte? Kas ikka käib ringi? Ma ei tea, ma ei tea, aga võib niimoodi küsida. Mina esi olen siuke naiivne optimist, et ma näen, vähemalt minu elu jooksul on kogu aeg meil siin Eestis olud nagu paremaks läinud ja see on võib-olla see mis nagu minu maailmapilti kujundab, eks. Aga sul ei ole teist kogemust võtta, kui sul on. See ei ole, seda kindlasti, raamatutest ainult. Raamatutest jaa, aga kui nagu kuskilt mingi statistikat lugeda, siis eks ta läheb tegelikult kogu maailmas paremaks, eks ju. Inimesel, mitte loodusel. Inimesel, jah, mitte loodusel. Siin on alati panna, seda sorti väidetele tuleks alati panna selline joone as of the moment of speaking, et nagu see, et eks meie hinnangud on kõik ajas kinni, aga tund 50 minutit on siin nüüd oldud. Äkki ma loen lõppu lause. Korraks üks mõte tsüklilisuguse kohta, eks ju, just kogu aja raamatus oli see koht, et ära ütle, miks varem oli parem kui nüüd, see on rumal küsimus. see on niimoodi, tead, ma ütle, kuidas see selles vähemasti ühes tõlkes täpselt on, et ära ütle, ja see on tõesti väga poeetiline veelus, et ära ütle, miks olid endised ajad paremad kui praegused, sest seda ei küsi sa targasti. See on täpselt sellises, ma olen üsna veendunud, et see on selles sõnast ja see on tõesti see on täpselt tsitaat. Minu arust on see täpselt tsitaat, seda ei küsi sa targasti ja see on väga, kogu ja raamat on muidugi üldse üks seda peetakse targaks siis. Ta on ikka väga ilus raamat ja see, et see alguses, kuidas see tuule metafoor, et tuul pöördub ja seal on see pesumasina vaib on ikka sees. Ma ostsin hiljuti pesumasina uue, seetõttu mul on metafoorid tulevad nagu. Nii, kokkuvõte. Nii, ja nüüd on siis saade lõpeb sellega, et Mihkel Kunnasel loeb meile ette Ilmar Vene pahustumis. Kõigepealt edaspidi ja siis tagurpidi. Nii. 2 minutit. Ja. Kokkuvõte. 2 või? No 2. No minut. Teeme nii, et minut. Okei, siis on diiser. Siin ilmebki sarnasus. Õhtumaalane on seda lugupeetum, mida suuremad rikkused talle kuuluvad, kuna eal järjel olevana tähendab ta rahvariigi ainukese tõelise üliväärtuse seisukohalt rohkem. Ühtlasi aga peab toonitama sarnasuse välisust. Rahva esimus nimelt pole juutluses religioon, vaid ainult kõrvalsiht, mis tuleb religiooni toel innustusel saavutada. Vaimne jõud, mis on läbi aastatuhandete juudi kogukonda võõraste seas alal hoidnud, ei ole kadunud. Õhtumaises ühiskonnas seevastu säärane ühendus puudub. Tegu on inimestega, keda üksteise külge seovad ainult numbrid ja suurusjärgud. Selle välise ja vormilise vaimsuse triumfi märgib arvutikultus.
arvuti jätkab seda seal, kus uusaja hakul sai alguse matemaatika avastamisest. Kõik peab olema masinas ja inimjumala valvsale pilgule iga hetke lahti. Arvuti on see, mille abil kutsumuslikud valitsejad saavad endale tarviliku kätte kogu maailmast. Ülejäänute päralt jäävad arvutimängud. Seda teadmiseks võttes oleme teinud oma parima. Rohkem ei nõuta. Ja see oli väga huvitav, et mul tuli meelde, mida ma kuulsin YouTube'is paar päeva tagasi, et kui Einstein käis, aidake, kuidas on Tagore eesnimi, kuidas ma hääldaksin. No vot nii täpselt. See R-punkt. Jah, ma ei hakka, Miikael ütles, kuidas pärast ära harjutame seda, aga käis Tagoril külas ja Tagor oli talle lugenud, ma ei tea, kas on apokriiva või mitte, aga lugu iseenesest on päris kõnekas, et Einstein luges ette Tagorile tema mingi poeemi. Ja siis Tagor, ma vastaksin teie omaga, need oleksid ainult numbrid. Aga see arvutijutt, mis mul meenus, et see on täpselt see lugu, et informaatikud võtsid kõik meie stipendiumid ära. Kuulge, meeleolukas oli, mul oli igatahes vahva teiega lobiseda, väga hea, väga hea, et tulite, loodetavasti saite siin ise ka mingit, viiteid sai. Lahe oli vestelda. Mul on nüüd pikk lugemisnimekiri et mul on tõesti hea meel, et te tulite ja mul on hea meel ka, eriti hea meel on selle üle, kuhu see vestlus lõpuks kuidagi ennast juhtis, sest minul oli siin väike roll. Aga see, ja hea meel on tõetada seda, et Kristiina Kivil tõlgib meil ja on kuuldavasti hakkab varsti lõpetama Jungi raamatut Antwort zu Job. Vastus Hiobile. Mis ilmub siis Edmund Burke'i raamatusarjas selle aasta esimesel poolel loodetavasti ja sellel aastal kindlasti, nii et see on, võib-olla saame siis jälle uuesti kokku siin stuudios. Aitäh tulemast, stuudios olid siis stuudios olid Mihkel Kunnus ja Mikael Reichlekauts ja me alustasime siis vestlust Ilmar Vene pahustumisest, jõudsime välja Hiobi raamatuni ja veel kord tänan teid tulemast ja head õhtut. Mina olin saatejuht Ardo Pajula. Aitäh! Aitäh!